juttu ja sutseb veip. Hunnik juttu ja sutseb veip. Hunnik juttu ja sutseb veip. Hunnik juttu ja sutseb veip. Tony Hawk Pro Skater 4. Ma ei mänginud neid ja see on üks, mis mul jääb vahele. Aga Tony Hawk Pro Skater 4, see soundtrack, ma siiamaani aeg-ajalt kuulan seda. 4 või? Mm-hmm. 4 oli bängerid olid seal sees. Okei. Ma just tahtsin vaadata, oota. GTA 2 official soundtrack. Nii. GTA Wiki. Kas seal on üldse nagu päris artistid või? Sest ühel oli see, et nad tegid selle Composer tegi erinevat žanri muusikat, aga kõik ta tegi ise nagu. Aga ta on nagu, ma huvi pärast kuulasin. Nii, radio stations on ikka see sama. Lithium FM lugesin. Ja, ma just vaatasin. Ma lugesin Lithuania FM, ma ei mingi väga spetsiifiline. KGBH Classic Radio on techno, classic rock and techno. Samas Beeper Minute on nagu sarnane. Jah, Jesus. Nii, Miscellaneous Tracks, The Movie. Ja, mis korriti The Movie? Primary of Drum and Bass. Is the only track Easy Rollers, et ma tean. Kõik muu on minu jaoks see on ikka artistid, need on artistid. Aga Heavenly Radio. I wanna fuck. Osmosis FM. Ja siis it broadcasts from the residential district and is the station most favored by the scientists gang. Mama Doc, like the scientist, is either Icelandic or Scandinavian. And then we're going to play some Icelandic lesbian music. Ja. Mis see Parks and Rec? Ja, täpselt. Pussy Willows, Real Love. Anna, Do It On Your Own. Track 7, I Wanna Funk. Tunned siit kedagi ära? Ma mõtlen, kas on keegi, kas on välja mõeldud? Kuulamata, ma ei tea. Kas on päris artistid või on välja mõeldud ikkagi? Ma siuke tunne, et need on nagu, aga ta võiks öelda siin ju, alguses. Head radio, bla 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 bla. Nad võisid siin juba kasutada küll päris artiste. 30 unique songs in total, 5 which are licensed. Nii et nagu 30 lugu, millest 5 on litsenseeritud lood. Jah, see on 15 lugu on, mida saab rohkem kui ühel raadiojaamal kuulata. 45 lugu siis on kokku. Vaata seda menüüd, üleval see oranž liba. Kui sa kerid alla võid. Vaata. Nagu need Mis asi see on? Leht on vist nii sisse suumitseda, et need tekstid kaovad ära, on ju. Ei, aga nagu millega sisse suumitab. Aga samas nagu, kuidas see kasulik on, et seda nagu kõik on mingi EGT nagu, oota, ma võiks inimestele kas näidata, millest me räägime. Nagu, mis siin toimub? Ma ei ole näinud nii useless menüüd ammu. Okei. Ühesõnaga, jah. No. Aga see raadiosüsteem jällegi on väga see nagu uudne, ma arvan. Ma ei tea, kas keegi üldse kunagi kasutas neid raadiosüsteeme nii nagu varem kui GTA. Ja nüüd on vaata päris paljudes mängudes on see raadiosüsteem nagu. See on hea küsimus. Sest näiteks vaata Cyberpunkis on see raadiosüsteem täiega teema. Cyberpunkil on üllatavalt palju seda DNA-d GTA-st nagu. No minu meelest see Cyberpunk on full GTA. No tegelikult küll jah, ta on siis Cyberpunk. On küll. Karlil täna rääkisime täna sellest ja siis ma ka mida rohkem mõtlen. Ma ütlesin talle, et minu meelest see on nagu Borderlands mixed with GTA nagu. Siuke goofy veits ja. Ta on veits goofy ja samas sul on nagu seda täristamist palju, vaata, sa pead ikka päris palju nagu tulistama, vaata.
nagu see päris suur osa nagu ikkagi . gängid , bla-bla , Jah. siuke kõik onju . ei võta ennast väga tõsiselt oma ja vaata relvad ja reklaamide asjad . on kõik nagu , vaata nagu Borderlandsis oli nagu selles mõttes sul on mingi Ja, ja. hunnik , võeta mingeid mustmiljon levelid , leveldad onju jah , ja siis GTA-s seda . teed oma seda oskust , seda tree'd onju . ta on jah , igasse suunda nii palju asju nagu . aga tal on nagu Witcher , Lõpmatu mäng. aga tal on nagu Witcheri story . nagu see storyline on nagu hea . GTA ka alati pingutas sellega , et oleks hea näitlemine ja story . ma ei tea , ma ei ole neid GTA-sid üldse mänginud kusjuures . ma olen ainult GTA-s seda Wise Cityt mängisin palju . ja mida ma veel mängisin , ma mängisin San Andreast mängisin natuke . GTA 3 ma olen ka natuke mänginud . okei . GTA , mis on 4 ma pole üldse mänginud . ma ei tea , mis see üldse oli nagu . nagu ma ei ole kunagi kuulnud , et keegi on mingi okei . GTA 4 , jaa , let's go nagu . nagu , mis ei no see , Rico , it's me Rico , I come from Eastern Europe to copy paste New York , fake New York City . täiesti null lihtsalt nagu . ja GTA 5 ma olen paar korda Lideride see peategelane seal mängus räägib niimoodi , jah . jah . ja GTA 5 ma ei ole ka mänginud . nagu see , kusjuures ma tahtsin osta üks päev seda , jaa , see 60 euri ikka , ma ei nagu excuse me , vabandage , excuse me , vabandage . excuse me , what the fuck . see mäng saab varsti endale nagu legaalselt Eestis abielluda juba nagu , et ja see , kui haiged skoorid on No no, , no muidugi. tegelikult Steamis , ei 70 on Steamis , IMDB-s on 9,4 . oih , vabandust . oi-oi . ei , ta on , kuna ta on online , siis inimesed situvad selle peale vahepeal . ja sellepärast tal on siuke siit skoor . aga see GTA 5 minu meelest , ma arvan , et nad sellepärast ei lase ka uut välja , sest et neil on ju vaata see online versioon , vaata nüüd , kus kõik roleplay ivad GTA 5-s . tuleb ju kuus ju ei tuleb muidugi , aga seda nad delay tavad , vaata , või nagu venitavad . ma arvan täiega , et nagu kuna see roleplay asi on täiega nagu teemaks saanud , kus see on , no sa tead seda või ? ja mis mõttes nagu roleplay? GTA Online. 5 online serverites No. no. mingid siuksed asjad , kus on nagu sa oled üks tegelane , nagu et sa oled strippar või sa oled mingi , sa mingi cook'id methi või sa oled see , kes juhilubasid väljastab või nagu Ja. mis iganes , sa oled NPC põhimõtteliselt Ja. Regu mängus , jah , aga kõik mängivad mingit rooli ja kõik on nende klappide ja asjadega ja kõik on nagu seal sees ma olen palijalur . ja nagu ma vaatasin seda mingit striimi sellest Twitch'is ja nagu päris ongi siuke huvitav, või ? nagu kõik online'is on roleplay ivad mingisugust tegelast ja nad on nii oma selles asjas sees ja sa näiteks , kui sa jääd vahele , sa lähed vangi ja siis sa oled mingi 6 aega vist oma mänguaja , sa pead sa vangis olema ja siis sa roleplay'd , kuidas vangis ja vangis on vangivalvurid ja nagu mingi , kus siin , ma ei tea , niimoodi saab teha . sest et see on mingi mood või mingi see asi või ma ei tea , kuidas see töötab ausalt öeldes . ja ma mõtlengi , et mängus endas ei ole siukseid funktsioone kindlasti . kohe vaatame , role playing servers . ongi multiplayer modification you have dreamt of . okei , ma ei teadnud siukest asja , the fuck ? Windy City , City Life , Echo RP and Prodigy RP2 offering diverse, immersive and often non-whitelisted experiences. These large Pimpin RP yeah, . feature custom jobs, economies and frequently large Wow. legal criminal systems. I mean see makes sense , et sul on immersive see nagu maailm niimoodi , et sa ehitad selle . ühesõnaga , sa pead mingi kliendi , ühesõnaga mingi asjad mingid , ühesõnaga natuke mingi huierdad ja siis let's go . ma olen näinud neid mingeid shorts'e või mingeid TikTok'e , kus keegi nagu teeskleb , et ta on see NPC ja siis teine läheb poodi või midagi ja siis ta on mingi kuradi mingi kuke kostüümis või jah , või ta on mingi koer või midagi ja siis ta varastab ta auto , sõidab minema . ja laseb ta maha ka veel . mingi siukest . aga seal on full ja seal mingi inimesed mingi kulutavad aega , kuidas nad mingi välja näevad ja siis mingi , ühesõnaga see on mingi ma kogemata sattusin selle peale tänu Mandile ja siis Mandi striimib seda makes sense , okei ja . siis ma vaatasin seda , ma olin nagu holy shit , inimesed on nagu nii into , et nagu inimesed on mingi klubis tantsivad ja mingi täiega mingi , kuule lähme sinna , okei , siis istuvad ühte autosse , mingi sõidavad lihtsalt mingi teise kohta , siis mingi jauravad mingi seal , ühesõnaga see on nagu full näed ? teine maailm , see on nagu metaverse nagu tahtis olla , jaa , just on ju . ainult et nagu Ma just- see juba eksisteeris
ja GTA-s on see nagu kõik need asjad olemas . kas sa seda Ryan Reynoldsi filmi Free Guy vaatasid ? jah , onju , vaatasid onju ? jah . see tuli mingi paar aastat tagasi välja või rohkem ja siis ei paar jah , 2021 paar on nii ammu või ? on küll jah . siis ma vaatasin seda uuesti ja siis ma olin nagu mingi , et ma ei mäleta enam seda asju . aga noh , see maailm , mis nad kujutavad selle ette või noh , see premise oli see , et Ryan Reynolds on NPC mingis online mängus . jah , no see ongi full ju see GTA nagu . ja just , ja siis ja kui sa vaatad seda maailma , siis see on nagu , see on GTA , kõik Jah. mingi varastavad autosid tulistavad üksteist , lendavad helikopteriga , tead , mis tahavad , vaata . ja siis ta on mingi see vend , kes pangas töötab ja siis ta ühel hetkel nagu saab nagu targemaks ja siis mingi oh my god , ma ei taha enam teha seda , mis ma kogu aeg teen . ja ta armub poolt ära . ja siis ta armub ja just see oli see , mis ta aktiveeris , onju . aga ühesõnaga seal vaata on just see , et ta teeb oma seda rutiini , onju , siis tal on see mingisugune rada , mis ta läbib kogu aeg , hommikul ärka , tervita Jah. kuldkala , mine võta kohvi , jaluta panka , ütle kõigile tšau , mingi see kogu aeg sama asi . jah , kogu aeg sama kohvi . kogu aeg jälle tuleb piisavalt raha , et uusi tosse osta . jah , alati on natuke puudu . Maybe tomorrow . maybe äkki järgmine kord . tere küll . ja siis passib seal need on , kui keegi tuleb panka röövima , siis ta on seal , räägib selle oma Jah, oma pälliga. turvatöötajaga Oma räägib selle pestoga. jutu ja siis jalad on vaata niimoodi püsti nagu kuradi rannas oleks . ja siis aga ühesõnaga see , mis sa kirjeldasid , see on nagu , et inimesed võtavad endale selle rutiini nagu Ryan Reynolds seal filmis , aga nagu heatahtlikult . aga no ma olen päriselus NPC , ma mõtlen , ma olen siis mängus ka NPC , pohhui . see on nii huvitav fenomen nagu . ma vaatasin seda , ma nagu mõtlesin , et nagu , aga te teate , et te saate päriselt ka kõiki neid asju teha , et te ei pea mängus seda tegema . võib-olla see , et sul on oht , et see, nagu midagi võib juhtuda , vaata . noh , päriselus ka , aga siis maksad rohkem . nagu , aga Sellega- minu arust on see nii huvitav lihtsalt , et no küll jah , minu jaoks ka . nagu ja need Ma ei teadnud samad seda. mingid hierarhilised süsteemid tekivad seal ja nagu kes on mingi lahe , meil on gäng ja meil on mingi 30 venda , davai , ma mingi 13 teismelist on kuskil nagu mingi , ma ei tea , ma ei tea , see on nagu no ma võin nii palju öelda , et ma tean , et see World of Warcraftis jah , on alati olnud role-playing serverid . ja World of et sa oled see kuradi elf , ma ei tea , druid või midagi Ja, ja. , warrior , siis sa nagu mängidki seda tegelast ja käitud nagu , kuidas see tegelane käituks ja kõik asjad nagu ei no eks see on nagu D&D vaata , exactly , see on täpselt nagu D&D . aga nagu D&D on ikkagi , ma ei tea , sa saad sõpradega kokku ja nagu sa näed neid , ei no see on , tehnoloogia alati arendab , vaata mingit asja , mis varem oli , nojah , aga et õnneks ta on vaata nii kauge hüpe , et D&D jääb alles ja sa tahad ikkagi ma ei muidugi , või ma ei karda , et D&D ära kaob , ma lihtsalt mõtlen seda , et kas ei oleks nagu või ma ei tea , see on teisest otsast ma tean , see aitab inimestel , kes ei taha sotsialiseeruda , aitab sotsialiseeruda , kellel on raskusi näiteks mingi inimeste seas olla . ja üle mere kauge maa saad Jah. kokku ja kõik siuksed asjad , vaata , et sul on sõpru mingi kuskilt , ma ei tea , Uus-Meremaalt . Somaalia . okei , ta mängib piraati . mängib piraadipüüdjat . Siukest klassi ei ole , aga ta on piraat . Arr , jah . kogu aeg mingi stop it , this is no pirates . Arr , you sure ? ta tahab kogu aeg kapten olla . I am the captain now . This is a bus . Yeah. There's a bus Yeah. driver . Yeah, there's a I am the driver . bus driver now . No captain's here . No , no , Jesus you Christ . don't have a ticket . Please get off the bus . jah . aga ja inimestel on küll neid story sid , kus nad on mingi 20 või rohkem aastat olnud sõbrad kuskilt kaugelt maalt ja mere tagant . ma ei oska öelda , kauge maa ja mere tagant jah . ja nad pole kunagi näinud üksteist või noh , nagu mingi selle veebikaamera või midagi . aga nagu on head sõbrad , vaata . ma ei tea . okei , ei ma usun seda . I mean , you know , to each their own . ma ei näeks , et endal ei oleks niimoodi , kui ma oleks kuidagi niimoodi jäänud mängima mingeid asju .
ei muidugi võib olla, aga ma ei ütle, et see ei ole päris või midagi. Ma lihtsalt ei oska relate ida, ma ei oska nagu midagi rääkida selle kohta. jah, sama. Nagu minu jaoks oli see kogu see asi oli väga huvitav. Kogu see see vaatamine, nagu ma vaatasin seda mingi, nagu see käis mul taustaks. Nagu ma töötlesin mingeid asju ja siis see käis mul taustaks. Ja hea insight nagu mingisse teise maailma üldse. Literally. Ja ma just vaatasin seda Free Guide, see räägib täpselt seda asja, mis ma just vaatasin. Nagu film on tehtud. Sest et nagu just see, et siis kui see film, ma ei tea, mille see on tulnud, see roleplaying asi. Mis ajast see on olemas nagu. 2026. Meil see on kindlasti oota. Sest see on just see asi, mida inimesed teeks ise. See ma arvan ongi. See ei ole nagu see ei ole GTA avas, muidu sa maksaks setaks. Ja just, ja nagu ükski suur firma ei mõtle kunagi niisugust asja välja. Ja nad tähendab, nad ei julge niisugust asja teha, sest nad panustavad see on nii suur asi. Oota, mida? 2014 või 2017 hakkasid tulema esimesed. Aga kuule, siis see on see on päris kaua olnud. Ja näed, 5M 2.0 lasi 2017 ja 4.0 2023. Ehk siis nagu ilmselt see on nagu arenenud. Ma arvan, et nüüd on see võib-olla jõudnud sinna, kus need kõik asjad nagu töötavad. Ja äkki nüüd on see populaarsemaks saanud. Kui palju see film võttis nagu ideid sellest nagu? Kindlasti, aga samas see GTA on nagu nagu nii suke asi, vaata, kus sa saad seda inspiratsiooni võtta. GTA on ju 90-ndatest saadik olnud, nii et see on nagu veidi nagu suur kultuuri osa. Nagu selle baasina, et mingi kaas on seda ringi ja tulistavad, kõik see oli obviously nagu GTA, aga just see suke NPC stuff, et sa jah. Keegi peaks tegema selle kuradi pangatöötaja seal, kes näeb välja nagu Ryan Reynolds. Päriselt või? See on ees või? On, võib-olla ongi. Võetud see varem palju, ma ei tea. Siin peaks üks hetk võtma küll selle, et nagu natukene seda mingit majandama seda korraks. Meil on niikuinii plaanis seal osad asjad siin ümber tõsta natuke veel. Okay. Seepärast ma ei ole seda teinud. Sest see on täpselt siuke, et mul oleks samamoodi, et kui ma nagu launch'in, vaata, siis kõik asjad töötavad ja siis nagu mingi nüüd pole aega nagu mõtled küll paremaks teha seda. Eks siis kõik jääb niimoodi. See ongi väga suur osa sellest. Oota, mul oli mingi ma mõtlesin, et mul jääb meelde vist. Klassikaline viga. Oota, äkki ma ikkagi panin ennast kirja. Mul oli üks une. Kõik tahavad alati unena, kuidas kuulda. Aga mul oli üks une mingi värk oli. Ja kui ma nägin mingit mida haiget, aga huvitavat tund niimoodi, et see jäi mul niimoodi, et pool päeva möödas ja ta kummitas niimoodi, et mul oli meeles. Vaata vahel on see, et mida rohkem mõtled kaob ära. Aga mul oli actually meeles nagu hästi siuke nagu kummaline mingis mõttes, aga uni on alati on ju. Vaata, aga ma panin minust kirja. Ma ütlen inglise keeles sellest, et see on mingi nali, mis ma nägin. When people in US smile, then does that mean people in Europe kilometer? Ja mul võtski natuke aega nagu. Ma olin nagu mingi okei. See on nii loll, aga nagu see loogika, et kui nii, siis järelikult see ju ka kohe kehtib nagu, see on nagu alati siuke, et siuke veits nagu lapsik loogika, et nagu sul on nagu lõpmatu siukest
kuradi naljusid genereerida selle põhjal . terve USA õigussüsteem on selle peale üles ehitatud ju . ükskord oli ju see kohtu case järelikult , me peame selle asja samamoodi õigest võtma . ja true kusjuures jah . I mean , noh . ära viska , ma ei tea , mis osariigis seda kuradi kitsa lennukest alla või midagi . võid saada kuni $10,000 trahvi või midagi . või nagu see vend , kes röövis panka ja siis röövis lennuki ja siis viskas raha lennukist välja ja siis hüppas ise ka lennukist välja nagu . ma tean küll , kellest sa räägid jah . aga teda ei ole leitud . jah . ja siis erinevad kuulujutud , et kes leidis selle raha ja kes ta päriselt oli , et kes vahetas nime , bla-bla nagu , et igast teooriaid ja igast meediat on teinud selle umbes , et ma mäletan Prison Breakis oli see , mäletad see sari ? ja seda sarja ma seal oli see tegelane , kes oli need , et ma olengi see D.B. Cooper . päriselt jah , ja siis pärast seda seda ma ei , mäleta . ja siis pärast seda ma olen näinud , erinevad meediad on teinud seda , tema ongi see , siis nagu nagu mingi hull mingi , ma ei tea , veits cheesy , aga ma kuulasin mingisugust mingit deep dive'i sellest D.B. Cooperist , oli ta nimi või ? ma ei mäleta midagi sellest , no mõnda aega tagasi , aga see oli väga huvitavad faktid olid nagu , mida inimesed nagu need , kes tunnistajad , kes nagu tema kohta , kes temaga lennukis olid ja mingid muud asja ütlesid , et nagu nad ei tundunud nagu siuke regu mingi pangaröövel või midagi . et kahtlustatakse , et ta oli võib-olla mingi spioon või midagi . ja , tal on nii palju teooriaid on , ratsab mingi tulnukateni välja . ei no seda kindlasti . kõik on tulnukad või siis Lizardman . jah , tirane . Everything is Lizardman . kopes ennast tulnukatest ausalt öeldes . me ei viitsi kuulata seda sitta nagu , kõik ajavad mingit jura . kuni selle kuradi USA kongressini välja , kus mingid vennad on nagu , et mina töötasin sõjaväes ja ma nüüd tunnistan siin suure kohtu ees asju , käib putsi . mitte midagi ei tunnistanud . see nagu, kadus kõik ära . ma ei suuda nagu ja siis mingi , osta mu raamatut . jah , there's always a book nagu . ja siis nagu mingi , et no sa käid selle läbi selleks , et raamatut müüa , et siis nagu anda endale seda kuradi põhja , mille otsast müüa , vaata . sest inimesed on nii anused siukse info järgi , et teevad mida iganes nagu . aga nagu ma ei tea , loll jutt , ma ei suuda kuulata . mitte , et ma ei usu , et tulnukad kuskilt võib-olla olemas on , aga nagu see , mis me arvame , et asitõendite põhjal midagi mõttetu jutt . lihtsalt nii kopeed . no aga kui tuleks homme mingi , ma ei tea , Kristen Michal . ma ei tea , kuidas sa pead tema nimetama , Mikael , ma olen seda esimest varianti kuulnud nagu . Kristen Michel . Michelle , jah . Let's go with that . Kristen Michel . Kristen Michelle , jah , nii . Mr Michel , mis minister ta on ? peaminister . Inevitt . vaata , nad vahetavad kohti , siis ma mingi I don't remember ja ma ei teadnud . mõnda aega juba. ma olen maha jäänud asjadest . ma ei teadnud mingi teine peaminister . kes sa arvasid siis on ? ma ei teadnud . ma mäletan viimati , et Kallas oli . ta on nüüd Europarlamendi mingi asenõunik või midagi , ta mingi päris kõrgel kohal seal euro . jah , seda ma mäletan ka nagu midagi , aga siis ma nagu ei pannud 2 ja 2 kokku , ma ei ole üldse süvenenud , ma ei ei , tea . see on fine . selle jaoks sa siin istudki . okei , no siis tema nüüd on siis jah , okei . Jah. ja nii , ja tema pärast tuleb . viimaseid valimisi , mis olid 2 aastat tagasi . vaata , kuidas sa täiskad üle küll . vastu uued valimised 2027 . ma ei tea , kuidas see nii sai . igal juhul nii , tema tuleb . Michel , Mr Michel tuleb pressikonverentsile , ütleb kallis Eesti rahvas , Jüris maandusid tulnukad . me oleme loonud esimese kontakti . mind sa rööbi . oled mingi , käi putsi , jaa . väga kaineks . uuringu telefoninumbri välja , et sõimata . oh , Michel , mine mujale . jah . no Michelle stars for you nagu . tere , mina olen Kristjan Miikael , Kristjan Michel ja mind analprooviti tulnukate poolt .
siin on minu lugu. Also, raamat ilmub homme. jah, täpselt. Putsina. Fuck. Aga Kristen Michel ja tema Ei. tähed. kui, tähendab, kindlasti mingid inimesed, kellel, noh, kes ütleks midagi sellist, siis ma ikka usuks. Või no ütleme, et ma ei tea, mingi tugevam asitõend või midagi, kes nagu konkreetselt No, vaata. aga on ju pildid ja asjad. Mingid täpid kuskil. Nagu ongi, näiteks mingisugustel asjadel on ju mingi, kus on mingi 80 inimest väidavad sama asja. Ma mõtlen seda, et Näiteks Eestiski oli ju kunagi, Ma ei ütle- 80-ndatel või midagi oli ju, vaata see, kus inimesed Pärnu maanteel nägid, ma ei tea, kus see mingi paarsada inimest vist ütlesid sama asja nagu, tundsid see Pärnu maantee viadukt, siis sealt nagu, kui inimesed tulid nagu, siis kõik nägid seal mingisugust tulnukat nagu seal Pärnu maantee kohal või midagi. ma ei ütle, et inimesed nägid midagi. Ma lihtsalt mõtlen, et 99,9% ajast oli see midagi muud. ei, jah. Nagu mingi, vaata nagu need visuaalsed fenomenid, mingid asjad taevas kukuvad, lähevad põlema, mingi valgus peegeldub sellest veekogust, vaata kus see linnakoopia on taevas ja mingi igast asja on ja siis koos selle mingi nagu noh, et kus päike parasjagu on, palju valgust on, kõik siuksed asjad nagu, kus midagi peegeldab millegi peale, kuskilt nagu mingi whatever, et nagu enamus ajast on mingi siuke jura ja võib-olla mõni üksik vaata on tõesti olnud midagi ikast päriselt kummalist, on ju. Aga nagu lihtsalt liiga happy on kõik selle üle, et kõik on tulnukad kohe, natukenegi ei saa seletada tulnukad kohe. no jaa, aga inimestele meeldib ja nad otsivad seda Me escape'ism on see. jah, et tahaks, et oleks nagu, ma vahepeal olin ka vaata nendest nagu mingite arheoloogilistest asjadest täiega nagu mingi, et et äkki leitakse midagi, äkki leitakse. Ma olen nii palju neid vaadanud. no jah, vaat mul on sama. Nagu ma juba tean, ma juba näen neid märke, kui on juba öeldakse mingid teatud mingid sõnad üle juba, ei. On this ancient burial site, Yep. it could have been extraterrestrial No, from extraterrestrial origins. No, ei. lihtsalt mine mõnnina. Nagu ta lihtsalt kuradi fucking lüpsab seda lehmana kogu aeg. Jah, tõstab vaatajaskonda ja lõpuks on lihtsalt kõmusarina. Ma ei tea, vaata mingit põnevust sarjana, vaata Fallout sarja. Oled sa nüüd vaadanud seda teist hooaega või? Just, ta vist jooksis ära ja siis ma panin peale. Ma ei ole nüüd seda teist hooaega ikka veel vaadanud, aga Sama asi läheb edasi. ei no jah, ma eeldasingi. Nagu täpselt sama sarja. Jah. Siuke omamoodi kummaline, aga samas hea, samas siuke, jah. Ma olen seda Idris Elba sarja edasi vaadanud. See lennuki või? Ja nüüd on teine hooaeg. Nüüd ta on rongis. On päris hästi kirjutatud sari. Kas ta oli UK või? Nagu see sari või? Ma ei tea, see on mingi Apple'i oma. Ma ei tea, kust ta tehtud on. Mis see nimi oli? Mingi Hostage või? Hea küsimus. Mingi Hostage või mingisugune Midagi siukest on, jah. mingi lunaraha, ma ei tea. Ransom. Lunaraha. Nagu Lunaraha, jah. jah, nagu kuuraha. Hijack. Hijack, jah. Thriller series. Vaatasin seda, mis te soovitasite. Mis ta oligi see? Jah. See, No. kus see Loki on? Night Manager. The Night Manager või no ma ei tea. Oota, see tuleb tuttav ette. Loki on seal. Ei, jah, Night Manager. Jah. Vaata, te ütlesite, et uus hooaeg on midagi. Olli ja Pii rääkisid sellest. Sina ei olnud vaadanud seda? Ei. Aa. Olli ja Pii minu meelest rääkisid sellest. Ei, tal on väga head hinded ja kõik, aga ta on Briti sari, mis mulle alati meeldib, et siis ta on alati natukene nagu rohkem pingutada. Ma ütlesin, ma tahan vaadata seda, sest Jaa, et okei. Tom Hiddleston ja Hugh Laurie on siin. Ma ei jõudnud sellega... Kaugele või? Ei, ma ütlesin mingid, ma ei tea, 3/4 vist. Aga suht igav oli. Ma ei tea, võib-olla lõbus läheb huvitavamaks või ma ei tea. Kuidagi nagu... Ta ei olnud halb ega midagi, aga kuidagi nagu... Ma ei tea. Võib-olla kui ma oleks vaadanud seda siis, kui ta välja tuli 10 aastat tagasi. 16. Jah, 10 aastat tagasi. Siis ta oleks kindlasti olnud huvitavam. Tänapäeva mõttes juba nagu see... Ei ole enam nii palju. Tähelepanu see... Mis see sõna on?
attention span , ma ei tea , kus eesti keeles on on aga kahanenud . kuidas sa ütled , tähelepanu piirid või ? tähelepanu piiritletus . tähelepanu piir , ei . hea küsimus . no mis on nagu , ma ütlen mõõdik , aeg . aga see ei ole ka päris õige . kuidas on attention span eesti keeles ? tähelepanuvõime , tähelepanuvõime . Vau , teil on mitte midagi muud öelda või ? ütles ainult vastuse või ? Wow. Wow. Holy shit . aga tähelepanuvõime ei ole minu jaoks nagu kuidagi . võime , no okei , no võib sellega minna , aga noh , see on kindlasti nüüridamaks läinud olulisemalt kui 10 aastat tagasi . seda kindlasti . nagu kuskil see miim , kus see tiitrid hakkavad , see 20th Century Fox ja siis vend vaatab seda onju , ja siis ta on telefonis , ja siis võtab mingi asja ja siis nagu mingi , et filmid peavad rohkem pingutama , et mul tähelepanu hoida , et kohe mingi samas enam ei ole sul 5 minutit neid stuudiote , neid kaadrite ees . ma olen vaadanud neid nagu 90-ndate filme natuke rohkem ja siis seal on ikka mingi Touchstone Pictures bla presents by coordination with by with nagu mingi alguses oli hunnikus neid logosid , kus sa oled nagu that's the movie ja siis ei Raven Pictures ja täpselt that's the movie Dove Pictures Nope. Eagle Pictures in association with Star Galaxy Studios ja Bird Circle Pictures Family Guide Bird Gang Violence Pictures ma ei tea , miks ma hakkasin genereerima neid , aga ja siis film hakkab ja siis on mingisugune suvaline muusika , siis ta näitab täiesti suvalisi asju sulle , mingi vaata seda linna , vaata inimesed kõnnivad ja siis näitab nimesid niimoodi , mingi kõva 10 minutit niimoodi see kestab ja siis nüüd hakkab ja siis ta nagu vaata kaugelt nagu linnast , näitab linna kaugelt , siis läheb lähemale , näitab nagu linna niimoodi , inimesed liiguvad sa räägid disaster movie'st . see on tavaliselt disaster movie algus , sest ta näitab tavaliselt nagu linnapilti , et sa saad aru , et näed , inimesed , nad elavad elu . ja vaata , kuidas elu töötab . näed , vaata , see tüdruk kukkus , tal on nüüd põlv haige , aga näed , isa aitab teda . näed , kuidas see mammi ostab saia poest . saad aru , mammi ostab saia . tutvustab sulle , kuidas inimesed elavad , kuidas inimesed käituvad . tead ikka , et inimesed elavad või ? ja siis järsku ja siis näitab , kuidas see vanaema , kes saia ostis nagu mingi kuhugi jäämäe alla kakub või Godzilla varba alla jääb või midagi , vaata siis sa aga ta enne ostis saia . vanaema . koos tooliga lendab kuradi Godzillale suhu . jah , see Spider-Man , ma just nägin seda kaadrit selle kohta , Spider-Mani see 2000-ndates see Spider-Man , seal on see , kus see Tobey Maguire'iga . ja kus see Spider-Mani vanaema palvetab . Spider-Mani vanaema , Spider-Mani vanaema , Spider-Mani vanaema . sa ei ole seda filmi näinud , Spider-Mani vanaema . see on kuulus . tere , palju parem kui Spider-Man . mis see teine , see Amazing , ei , mis see animeeritud see Spider-Man on ? ei mis animeeritud ? animeeritud Spider-Man , vaata , Into the Spider-Verse , vaata . tere , Into the Spider-Grandma , noh . Into the Spider-Grandma . Into the Spider-Grandma-verse . erinevatest kohtadest need . kõik on vanaemad . kõik on vanemad . Neil ei ole võimeid , nad lihtsalt on vanemad . kuradi selle suve . ei , kõik on need Aunt May'd nagu . tere küll . Spider-Man , aga lihtsalt sa oled Aunt May , vaata see saba nagu tuleks NPC-dest nagu ja siis Aunt May mingi teeb süüa ja siis Spider-Man tuleb koju , siis ta seal ma tegin just nii head nuudlid . ta ei tulnudki jälle koju . ja siis sündmus on see , et ta on surnud , vaata . see Spider-Man on surnud ja siis ta on nagu mingi see on nagu see kurb moment filmis . aga midagi ei muutu sellest filmis nagu , lihtsalt nagu no jah , putsis noh , ja siis kurb film . küpsetama pirukat edasi . Uncle Benz on ka surnud ja Uncle Benz jah , Uncle Benzist sai hakkliha .
riisiga see jah, kurat, mu nali enam selle, mitte nali, vaid see segment sellest filmist enam ei olegi nii hea. Aga no ma ütlen ikka, seal on vaata see, kus te vanema palvetab voodi peal niimoodi, ilusti palvetab, onju. Ja siis see kuradi lendava mingi platvormiga see Hobgoblin. ja Goblin lendab majast sisse nagu niimoodi, et pool maja plahvatab täiesti ja sa näed seda nagu kaadri niimoodi, et vanema palvetab ja siis nagu ta on voodi ära pannud, sa näed selle tagant kõik plahvatab niimoodi. Ja siis see vanem on nagu mingi niimoodi kuradi kukub sinna ümber ja siis see vend lendab sisse niimoodi ja siis ta karjub ta peale, et lõpeta oma palved. See on mingi mida vittu, mis kuradi mingi siuke päriselt vana omani ju nagu lihtsalt rahulikult palvetab sellest putsi, mul siuke kuradi lapselaps peab olema, jah. See näitleja oli William Dafoe. Jaa. Nad võtsite selle pärast, et ta on päris elus ongi siuke. Jah. See oli väga hästi hea see casting tehtud nagu. Ta lihtsalt mängis ennast. Sisuliselt, ainult et ta sai lennata nüüd. Terve see film on miim ju. Milline? Kõik need 3? Jaa, 3, aga eriti esimene. I'm something of a scientist myself. Ma vaatasin seda filmi reaalselt uuesti sellepärast, et miime nagu näha. Täitsa putsis, see on tõesti. Iga teine kaader on mingi miim lihtsalt. See sama William Dafoe on see CEO ja siis teda hääletatakse CEO kohalt välja. Yeah. Ja siis ta on seal mingi, et what? You cannot do this to me? Do you know how much I sacrifice for this company? Aga ta läheb nii kurjaks nagu näost, vaata. Nii perfect nagu. Hästi perses. Filmid. See on alati fun, kui fännid leiavad nagu uue valguse millegile eksisteerivale. See sama GTA näide ja siis see Spider-Man ja asjad nagu. American Psycho on ka film, mis need, et sa ei saa seda vaadata enam, sest et iga kaader on miim. Täiesti perses. Oota, midagi ma just vaatasin, mis on samasugune miim. Kurat, ma ei tule enam meelde. Christian Bale on ikka amazing seal filmis ja ma saan aru, miks seda ära miimitud, see vist iga kaader nagu. Memified, jah. Ei, see ütlema 9 minutit filmid. Need on küll 2000 täpselt midagi, aga nagu close enough. Same. Mulle meeldib ka vahepeal vaadata neid mingi 90s mingi sükest filme, sest neil on mingi cozy. See on veel see mingi just enne vaata, ta näeb siuke veits vana välja või siuke, tal on nagu mingi roughness ja siis kuidagi siuke coziness. Ma just vaatasin mingi Enemy of the State või midagi siukest, mis on Will Smithi ja vaata, mis see mees näitaja seal kõrval on. 2 tundi pikk film. Gene Hackman. Äkki on. See kõlab nagu nimi. Ma olen näinud seda filmi. See kõlab nagu nimi. See on üks neid nagu vana Enemy of the State 98 film. 98 lausa. Will Smith, Gene Hackman. Jah, just see vend. Ja John Voight on ka siin. Jaa. See vend on palju. Angelina Jolie isa. What? Jaa. Sa oled sitta mulle. Mul võttis ülikaua, vaata, mine alles, vaata, selle roosa peal. American bla. Children, Angelina Jolie ja James Haven. Minul võttis ülikaua aega aru saada, et mida vittu see vend on Jolie isa. The fuck? Kust otsast? Ma näitan inimestele ka. Näita, jah. Ma tean seda venda. Aga no siis see seletab nagu, et Angelina nagu näitlema hakkas. Sest et ta on sitaks paljudes filmides. Ja, ta on, ülipaljud on need nepo-baby'd, keda sa ei tea. No seda küll, jah. Aga see John Voight on nagu tõesti, ta mängib mingeid imelikke pahalasi. Ja, ta on idekas pahalane. Aga minu pärast see tuleb sellest, et ta on nii kaua juba näitlenud. Minu pärast pahalaseks, hea pahalane tuleb siis, kui sa oled näitlenud mingi 100 aastat. Jaa. Lihtsalt ta on elus veel. Sa oskad seda nüanssi. Ta on elus, ta on 87.
born Yonkers, New York. Jonk. Jonk. James Havenist ei saanud nii häid Who the fuck is James Haven? ma ei tea, aga see on teda laps. aga temast ei saanud kuulsat näitlejat. Ta on nagu mees Jolie. American former actor. Ta näeb välja täpselt nagu Angelina Jolie ainult, et mees. aga ta ikka on näitlenud. ja ta on mänginud siukestes niche-filmides, mul on siuke tunne. Ja Marceline. Bertrand. Marceline, ma ei ole siukest nime näinud kunagi. Emasse on siis. natuke on jah. Mõlemad on emasse. Isa pole nagu üldse näha need kummagis lapsas. Jumal tänatud. ja hetke selles lucky. aga vaba praegu. Lol. Who knew, et ta on surnud. Sorry. On küll vaba, jah? ma miks sa kirjutad siis, et nagu married nagu 2002 kuni 2007. nagu ei. Siin on kirjas died 2007. Nagu ta seda, vaata vahel pannakse mingi rist või midagi. Sa näed ka aina sümboolselt, et nagu mingi, okei. Nagu ei hakka jätkama ta elu mingi ette kujutama, et mis ta teeb, vaata. Tom Bessamra. Okei, see mees ei taha pildile jääda. nagu see aasta esimesed pildile kõik võigid siuksed, et nagu no ei. Celebrity show, et see ei ole kindlasti Tom Bessamra. Ma olen kahjuks see Zoom läheb aina täiega, iga korraga. ta on väikse mobiili kuradi. Varsti on see nagu need scary movie, need sombrerad lihtsalt, see sombrero ei mahu see tuppa äragi enam lihtsalt. Peaks välja printima need kuradi veebilehed. Välja printima selle veebilehe nii suurelt, nii nagu sa tegid praegu. Et siis see on nagu, et paned mingi 4 A4 kokku, kelbid kokku ja siis veel nagu ülejäänud veel edasi niimoodi. Aga kuule, jälle sa räägid välja nagu, kuidas ma siin näitame inimestele asju. kõik on mingi selle behind the scenes, väike snippet. Ma kahjuks olen kõik 90 filmid ära vaadanud, mis on sellised, et mida vaadata üldse. Mis oli nagu vahele jään niimoodi, et nagu, kuule, see on hea film, vaata. Nüüd ma kuradi kraabin põhja. Mul on ka kõik need vaadatud, ma arvan. Vaatan mingid 4. ringi juba, ma arvan, mingisugused filme. Jep. Aga ta on head filmi, mida vaadata. Ta on täpselt siuksed head, et sa juba tead pooli sõnu või asju teeb peast. See on hea vaadata lihtsalt, et nagu aju ei tööta nagu päeva, pärast pikka päeva. Oi, on küll see, jah. Ei, seal ma lähen ka taga, siuksed imelikud taskud siin. Nad nagu, ma ei arvanud, et nad nii nagu paneks käe nagu sokki. Siuksed taskud. Nagu ühesõnaga. Jah. Et mingid filmid on, mis on unikaalsed ka sellel ajal, et mingi erootilised thrillerid. Siukest asja eriti ei tehta enam. Erootiline thriller. On mulle näide. Sellel Michael Douglasel on hästi palju neid. Ja ta on öelda Cutting Edge või mingisugune. Nagu kui sa vaatad, ta kirjutab žanriks, kirjutab seda erotic thriller. Kui sa kirjutab erotic thriller? Erotic thriller movie. Jah. Deep Water. Ben Affleck. Fall for me. Kuule, sitaks. Eyes Wide Shut. No, ma ei tea, kui erootiline see. No, nii on. Okay. Nüüd on siukest... No seal on veidi, jah. Kissi on näha nagu. Wild Things. Jah, seda ma mäletan. Indecent Proposal. Seda ma ei tea. Aga see on tõesti selle... Fatal Attraction. Ja. Seal alt Michael Douglas. Teine. Ja Michael Douglas, jah. 87. Michael Douglas ja siis see teine tüüp, see
see vend jah . Richard Gere , ja Richard Gere ja nad on kaks nende kuradi erotic Richard thriller Gere, kuradi jah. kangelast . Fair Play , Fatal Attraction , 50 Shades Freed , no ma ei tea . Mulholland Drive ma ei ole kunagi vaadanud seda , ja ma seda just vaatasin , kas ma rääkisin seda just eelmine kord või ? ma ei mäleta . sest ma just vaatasin seda uuesti , et nagu ma olin kunagi vaadanud , aga siis nagu mingi I don't care , aga nüüd nagu uue pilguga oli nagu noh , meeldis rohkem , aga noh , mingi hull lemmik ei tekkinud . Striptease , Striptease . huvitav , millest see räägib ? ei tea . 8 Autoremont. millimeetrit , Nicolas Cage'iga on erootiline triller . Google'i , Body of Evidence , seda ma mäletan , aga ma ei mäleta seda filmi . aga Aga 90-ndatel mingi , ma ei mäleta , mis filmi põhjusel , oo , kuule , tuli päris palju neid . Obsessed , Idris Elba , Beyonce ja ma ei tea , kes siin veel on . nii et aga 90-ndatel tehti päris palju näe neid ., jälle see vend , ja just , Michael Douglas , tal on päris mitu jah seda ja Richard . American Gigolo , oota , Basic Instinct . Basic Instinct , Wild Things 2 , näed , on ka . 8 millimeetrisel on ka teine osa , aga siin Nicolas Cage oli , ei , ma olen , I m okay . ma olen I m bigger than this ja siis läheb teeb veel siitamaid filme . siis teeb mingi The Pig . jah . aga näed , Basic Instinctis on jõle huvitaval kombel . Google paneb veits mööda neid asju vahel Aga no vahet ei soovitab siukest nagu Top best erotic thriller saab esimene on Basic Instinct , näed . jah. Gone see vist Girl , alustaski selle nagu suure Gone Girl oli küll hea film . mm. . kuigi mulle meeldis see raamat , mulle meeldis rohkem lugeda seda raamatut . ühesõnaga see on siuke samm , mis on Ja ma ei teadnud, et see- avastada . nagu osade raamatutega mingi , see on top 1 , mingi hakkad lugema ja siis vaatad , ahah , ma saan aru , miks see on top 1 , see on sinu raamatuga mitte mingit pistmist . või selle kirjandusega ei ole midagi pistmist , et no, see , õnneks oli hea režissöör , kes teadis , mis ta teeb . ja Gone Girliga või , aga Gone Girlil ei ole üldse nii , see Gone Girl on nagu , ma ei tea , miks üldse erootika on , ma ei tea , võib-olla seal on mingi paar seksstseeni või midagi , aga mm. . selle järgi See on on hea pooled 90-ndate küsimus. filmid nagu mingi erootilised thrillerid nagu . see on hea küsimus no see ma ei mäleta , mis see nimi oli , aga Michael Douglas mängis seal minu arust . ja siis Aragorn on see mingi armuke seal . oota , see on A Perfect Kill , ei A Perfect Murder . A Perfect Murder ja see on mingisugune Hitchcocki film nagu selle vana Hitchcocki filmi remake nagu . näe , Perfect Murder , vaata . Mhm. jah . see on fun , sest et nagu igast sitta juhtub seal . Viggo Mortensen ja , Viggo Mortensen jah . Gwyneth Paltrow ja David Suchet mängib siin . David Suchet mängib Hercule Poirot . jaa , ma korraks mõtlesin , et see on üks teine nii . ma just , vundsid , et ei tunne ära ei , muidugi ei tunne . It is Mr Poirot , American President , Disclosure , jah , ta mängib väga siukestes spetsiifilistes rollides . aga talle need thrillerid ja asjad sobisid hästi alati ja mingisugune aga ta ei tee midagi otseselt nendes thrillerites , ta mingi korra jookseb , teeb that's it nagu , ta väga ei tee midagi , ta ei ole mingi hull mingi , et ma olen sulle molli või midagi , ta pigem nagu see Harrison Ford või midagi , kus ta on nagu , ta on hea avaatar , mis nagu kellele see kõik saavad ennast nagu veits peegeldada , et nagu kaasa elada , et ta ei ole nagu kõige igavam , aga samas ta on nagu siuke , et ja let's go . ta on pool venelane ju , tead seda või ? ta isa oli venelane oi jah , ta tundub nii American man , no aga sellepärast tegelikult ta on pool , isa on Parents , Kirk Douglas Kirk Douglas ja aga Kirk Douglas oli ka näitleja , ei olnud või ? ja just ja vaata kui vana Bor Issur Danilovitš , vaata kui vanaks ta elas 103-aastaseks , ossad tuiss , fucking insane . ossa raisk . vend nägi esimest ja teist maailmasõda ja siis suri siis , kui Covid tuli , noh . ta oli kuu enne Covidit . esimese maailmasõja ajal sündis ja Covidi ajal põhimõtteliselt , siis kui Covid tuli just , siis suri ära .
ta oli nagu, tal tuleb Covid või? Nope, I m out sign out Peace out nüüd. Nüüd aitab küll. Seda ei ma viitsi küll kannatada. Aga vaata, Born Issur Danielovitš mingi. Detsember 9. Huvitav, kus ta sündis? Seda ma ei tea. Tavaliselt ütleb küll tegelikult. USA-s oli sündinud, huvitav. No vot. Aga kus ta, his parents were Russian Jewish immigrants. No vot. Chavusi Mogilev Governorate in the Russian Empire. No kus on Moskva lähedal? Okay. Siuksed sõnad ma isegi nagu kuidagi Chavusi Mogilev, see nagu no sest on sellepärast, et see on selle ladina tähestikus kirjutatud. Jaa, aga ma tavaliselt saan aru, nagu see on nii kuidagi võõraks. Aga näed, see on Moskva lähedal kuskilt. Okei. Sama palju inimesi oli 1897 aastal kui Eestis inimesi. Huvitav fakt. Nice, on küll, jah. No võt, kuhu me jõudsime selle? Aga nagu 100 on päris retsikane. No, sinna ta koos. Issand, ta lasti ikka kõvasti süstida ennast. Ta lasi, tähendab, ta oli oma isaga päris tihti nagu hängis. Ei, ma räägin, tal see isa on ikka kõvasti tööd lasknud teha endaga. Ai, seda ka, jah. Näitleja. Aga jällegi, Nepo Baby. Exactly. Aga jah, huvitav siuke, et nagu ei arvaks, et ta on ta on endiselt Katariina Zeta-Jonesiga abielus. on või? Jah. Wow. Vaata, kui vana ta on? 81. Mitte Zeta-Jones, see 56. Mitte tema, sorry. See Douglas 81. 69 sündit. Welsh. Ma ei arvanud, et ta Welsh. Wow, ma käin ka. Welsh. Michael Douglas on 81, jah? See Falling Down, vaata seal 3. film. Jah. See on ka hästi siuke 90s ja hästi siuke tal on hea soeng siin. Jaa, tal on jumala õigus soeng. Aga ta on siuke, et vaata, ta nagu näitab seda nagu elu ja inimesi ja siukest nagu tänavat ja siis ta on siuke nagu kuidagi nagu siuke karm kriminaalne Ameerika, aga nagu 90 oma ja siis on kuidagi cozy. Siin pildi peal Michael Douglas ei näe enam väga hea välja. No ta on 81, jah. No jaa, aga siin ta näeb ka välja nagu 81. Nagu see ei ole see, aga see pilt. No see on ikka normaalne päss. Ja. Nagu see on nagu normaalne. Ja. Aga see on veel nagu, siin ta näeb nagu adekvaatne välja, aga see on nagu Katariina Zeta-Jones on varsti valaline. Ja no samas, kui ta isa elas 103-seks, siis ta paab 130. Aga see ka samas tõsi, jah. Aga nagu ta oli selles Ant-Manis või mingi sest seal ta oli nagu täitsa enam-vähem normaalne. No võib-olla ta nii vana muidugi on. Võib-olla tal midagi juhtus. See Natural Born Killers oli ka hea film. Ühesõnaga see Falling Down, see on väga hea film nagu. Ja oota, kes see tegi seda? Schumacher. Ja, Schumacher. Ma just nägin, ma ei teadnud seda, ma just lugesin lihtsalt, et Joel Schumacher. Keegi, kes tegi selle kuradi Batmani ja Robini, vaata, mis on see kuradi... Jaa. Ei no, aga see oligi nagu, kõik olid väga üllatunud, et see Schumacheri Batman ja Robin nii nagu perse läks. Lihtsalt 90 filmist rääkides, et see on siuke väga siuke... sa koha jäid vaatama seda filmi, see on siuke nagu integreerib, et ta nagu see Michael Douglas... Sarras. Miks ta nii õline on? Hey, hello there. Ta läheb välja nagu vahakuju. Kuule, ta suri samal ajal, vaata. Jaa, mõned kuud enne. Mõned, jah. Oi juudas, teavad, see on... Kujutan ette siukest lirtsumist häält, kui tema lähedal oled. Batman, eraldi. See on tema karjääris. Nojah. Batman ja Robin ja Batman Forever ja... Which was a stylistic departure nagu. Jah. Kas see oli õige tegu? Ma ei usu. See Foo Fightersi üks muusikavideosid on tehtud niimoodi, et
põhimõtteliselt selle filmi nagu, nad võtsid üks-ühele kaadrid nagu sellest filmist ja tegid järgi. Falling Down või? jaa, see on, kuidas ma üldse vaatasin seda filmi. The Game oli hea film, kui sa esimest korda näed. Kui sa teist korda näed, Ja, siis ja. nagu jah, seal on see twist on. See on ka Fincheri eripära. aga teeme pausi. Kuule, jätame Või ma selle mõtlesin, et ma tahaks teha pausi. Douglase siia paika. Ja saate kuulata meie sponsoreid. Jaa. Just. Kirk, Douglas, hunnik juttu. Kujutate, hommik, vaikus. Internet väriseb kergelt. Kirk. Jah, SEE kirk. Klikib. Suvaliin.ee. Michael Douglas. Samal ajal, teises brauseriaknas, incognito. Aga me kõik teame, nad ei otsi kulda. Nad ei otsi kuulsust. Nad otsivad pusa. Hunnik juttu, sosistab Kirk, nagu see oleks iidne loits. Michael tõstab pilgu. Kas see on bränd või elufilosoofia? Klikk, lisakorvi, saunalina, T-särk, telefonitagune, veel üks. Miks mitte 2? Sest kui sa oled Douglas, siis sa ei osta ühte telefonitagust. Sa ostad saatuse. Ja siis proovimine. Kirk tõmbab pusa selga, nagu rüütel tõmbaks turvise. Ta seisab, ta hingab, ta on soe. Michael võtab saunalina. Mitte lihtsalt saunalina. See on kangas, mis ütleb, ma kuulan podcast'e ja ma ei karda seda tunnistada. Inimesed küsivad, kas see on reklaam? Nad pööravad aeglaselt. Draamapiik. Paos. Ei, ütleb Kirk. See on valik. See on stiil, ütleb Douglas. See on hunnik juttu. No, reklaam vaadatud ja kuulatud. jaa. Ei, ma naeran, mis meil siin ekraani peale jäi. See, kus see Michael Douglas on kuradi Uusiga. Uusiga. Me propageeri ka seda relva. jah. Selle Lugesid uudist, et Kanadas oli mingi laskmine, mingi kooli laskmine või midagi. ei. Ja siis kahtlustatakse, või noh, vist nagu teada on, et nagu vist see laskjaks oli 18-aastane transsooline naine. Okei. Mis seda Lasi koolis mingid inimesed maha, siis 27 vigastatud vist oli. Siis lasi oma ema ja kasuvenna lasi maha ja siis lasi ennast maha. Wow. Ma ei tea, oota, mis see body count oli? Kas need 8 või 9 vist oli vist on surnud. Ei, 27 vigastatud. nagu vigastatud, aga surnuks ka oli 28 või? Ei, 8 oli, 9 on kokku kindlalt surnud, kui ma viimati vaatasin seda uudist. Nüüd võib-olla on rohkem, võib-olla vähem, ma ei tea. Ja 27 või 28 oli kokku oli vigastatud haiglas. Wow. Kas see on üks suurimaid Kanada neid või? Vist jah, Kanadas läks sellega nagu kõik nagu mingi, kõik läks mingi leina ja mingi peatati mingisugused asjad ja värk. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et nagu USA-s ei toimukski siis midagi, kui nad iga kord nädalase selle seisaku teeksid. jah, see on putsis jah. Aga päris rets nagu. Wow, ma ei teadnud. Ja ma kuidagi randomly sattusin selle peale. Mul vahepeal on need, mis ta oligi, breaking news, mingi Reddit teeb seda. Ja tasu ennast vaevata selliste asjadega. Ja siis, ei, siis seal oli see, selle tulistamise kohta. Oli jah? Ja ta teeb niisugust asja, vaata. Aga ma räägin, aga minu mõttes tegelikult on hea, kui ei satu neid asju, sest nagu muidu on nagu nii overwhelming. Nagu. Ja just oligi, ja siis ma olin need, et ma nagu meelega vahepeal ei loe, siis ma nagu mingi, ma ei taha. Ja nüüd lükkan eest ära selle. Ei peagi. Ja siis ma midagi mäletan, et mingi shooting pain ära vaata. Ma lihtsalt, miks ma seda välja teen, ma muidu oleks seda välja toonud, aga ma juba kujutan ette, kuidas kõik on, ta oli transsooline, ja. bla. Saab kohe selle põhjuseks panna.
nagu ja ta oli ilmselgelt oli nagu sellega, et ta oli 18 ja transsooline, loomulikult tal ei olnud vaimselt kõik korras nagu selles osas, et ta nagu see ongi vaimselt, see, kui sa oled tavaline teismeline, sul on vaimselt raske olla, nagu kui sa oled transsooline, nagu siis sul on veel raskem olla, nagu ilmselt puudus see tugi jah. Ja see, et ta tappis oma lähedased ära, seda enam vaata, kiusati igalt poolt. Ma ei tea, kas kiusati või tundis, et ei mõistetud teda või no jumal teab, või võib-olla ta oli lihtsalt, võib-olla tõesti lihtsalt katkine inimene, noh, see on ka võimalik. Et päris paljud on see, et nad tapavad lihtsalt ennast ära, vaata. Aga no ta pidi ikka olema nagu selles osas, kui sa Kanadas lähed nagu inimest tulistama, siis sa pead ikka päris pahane olema. jah. Et aga nagu, et kui ma lähen, siis ma lähen koos kõigi teistega nagu, et I'm gonna take you down with me nagu. Ma ei tea, ma teeks ka nii pohhui. ei teeks. Ma ei tea, see on nagu ainult võib-olla kui, ma ei tea, kui vana ta oli. 18. No võib-olla nii noorelt, võib-olla mõtleks ka nii. No ma räägingi, see on praegu, nagu praegu ilmselgelt ei teeks sükast asja. Ma räägin, kui sa 18 saad, siis kõik tundub nii fataalne, nagu ükskõik on nagu üks mingi asi juhtub, vaata, siis see on, mu elu on läbi. Ja. Mitte ma ei mõnita nagu neid probleeme. Ei, me oleme direktorid, me mäletame, see on siiamaani see You're ruining my life. Jah. Just vaatasin mingit filmi, kus oli see, vaata, ma vaatasin neid body swap filme. Kus nad vahetavad. Freaky Friday. Ja, seda vaatasingi just ja siis seal oli see põhiline Mom, you're ruining my life, nagu. See on nagu täpselt see, nagu elu on läbi lihtsalt. Mida rohkem neid filme ja asju vaatan, seda rohkem ma mõtlen, ma vanaks jäänud. Ma olen ikka tõesti nagu vanaks jäänud. Mis sa mõtled? I'm signing with that mom nagu. Ei, mul on nagu ma ei saidi kummagiga või nagu ma nagu see, et ma nagu mõistan mõlemad poolt. Ei, loomulikult ma tegin, selles mõttes nalja. Aga võib-olla ma saan aru küll jah, et pigem ikkagi tahaks selle nii-öelda täiskasvanud inimesega on see. Ei no tegelikult nagu oleneb asjast, nagu see ei ole kogu aeg nii, nagu osades filmides need täiskasvanud on ka täis idioodid. Ja ma mõtlengi. Millega me tegeleme ei, ma seda olen päris palju näinud, kus selles ka, et nagu ma mõtlen jah, et no jaa, kas täiskasvanud ei ole ka normaalne siin. Tol aja kohta võib-olla, aga mitte nagu tänapäeva mõistes. Mis asja ma vaatasin, kus oli just see, et kui te nii palju naistest hoolite, andke meile siis hääletamisõigus, siis see mees oli mis sa plarad? Tea küll, noh. Oligi vist Hercule Poirot just vaatasin. Päriselt või? Jah. Aga noh, Hercule Poirot on vaata Agatha Christie kirjutatud ja siis see ongi vaata mingi see 20. Ja, just. Sikke hea väike inside nali. Et haha, me vaatame seda ju tänapäeval. Tead, mulle täna nägin just huvitavat asja. Mõtlesin, ma jagan seda sinuga. See oli huvitav, nagu selles mõttes, see on disaini, elus disaini asi. Ja vaata, me ükskord, ma ei tea, kas me sinuga nii palju oleme rääkinud, aga ma olen nagu enda tutvusringkonnas väga paljude inimestega rääkinud nendest uutest autodisainidest, nagu just sisudisainidest, nagu et kõik on ekraanid, vaata, nii annoying, et nagu kõik on fucking ekraan igal pool, nagu tahad istet soojenda ekraan, tahad ventilaatori tööle panna ekraan, tahad midagi muuta ekraan, tahad ekraan, kõik on fucking ekraan. Seda ma olen kuulnud, jah. Ja siis ma olen päris paljud inimestega nagu seda arutanud. Kuidas sul endal on? Minul ei ole ekraani õnneks, mul on nii vana auto, et mul ei ole seda probleemi, mul on kõik nuppudega. Ainuke asi, mis ekraanil on ekraanil, mul ei ole ühtegi seda touch capacity. Mul on ka ainult see raadio FM numbrid. Aga Johnny Ive on sulle ilmselt tuttav, kes Johnny Ive on see, kes tegi iPhone'i endine disainer. Ma nägin mingid treilerid selle kohta. Ja ta mõtlen, kus ma leian mingisuguse hea kaadri. Kas seda tohib näidata ka ei tohi vist? Ma ei tohi videot näidata, aga ma arvan näidata mingi... Me võime kirjeldada nii hästi, kui saab. Ma tahan lihtsalt nagu pilti näidata, kus ma leian nagu mingi
ma peaks saama kuidagi siin. Nii. Siin saab kaadri haaval paremini natuke vaadata. Et ta pani nupud tagasi või? ja nagu väga kavalalt nagu, et nagu ma hommikul vaatasin, sest mul oli isa ja vend olid jaganud seda. olid jah? Jaa. Et see uus elektriline Ferrari või midagi. Ma ei tea, seda ma ei tea üldse, ma ei ole seda nagu üldse vaadanud. Treiler on selle kohta. No autol on treiler või? Väga lahe. Nagu super lahe nagu. Kanali nimi on Parking Reverse Neutral Drive ja ma ei tea, mis see L on. Launch. Nii, võtta, see on üks asi võib-olla, mille vaadata. Nagu see on pilt nagu sellest, milline näeb välja see spidomeetrite asi. Ja see näeb välja kõik nagu analoog. Aga see tegelikult on digitaalne. Aga see nõel siin ja siin on analoog. Okay. Nad tegid põhimõtteliselt nii, et see must osa, see, mis siin kõik nagu ümber on sellel nendel tavalistel näidikutel, on ekraan ja nad lasid Samsungil teha väljalõigetega nagu ekraani, siis nende, kus väljalõiked on peal siuke nagu kuppel klaas, mis tekitab sellise paralaks nagu selle, nagu ühesõnaga siukse nagu moonutatud nagu nägemise. Sügavuse või mingi. Ja siis on siin all 3 elektrilist seda või nagu ekraani, mida sa saad vahetada. Ehk siis sul nagu tekib siuke nagu nagu stiililine võimalus, et vahetada neid asju, aga näidikud ise või need on... Saad vahetada? Ei, mitte digitaalsed, vaid on analoogid. Ehk siis nagu see, kuidas see nagu... Okay. Need nõelad, nii-öelda, need, mis näitavad seda, on päris. Ja just. Aga see, mis ekraan nagu selle... See, mis taga on, see on digitaalne, jah. Ja see annab siukse nagu hea... nagu siukse päris tunde ja minu meelest see on see, minu meelest, mis ongi nagu puud olnud kõikidest asjadest, nagu see on lahe, et seda digitaalseks saad teha, aga Cyberpunk ja vaata kõik see, mis on lahe, ongi see, et sul on nagu puuteline ekraan või midagi see, kui sa Cyberpunki asju vaatad, see on ka vaata nagu hunnikus tegelikult mingid nuppe, ekraane, asju, mida sa saad nagu vajutada või kõik. Et minu meelest nende nagu kliiniliste puhaste nende sisudega on nagu see ära kaotatud, et sul kaob see emotsionaalne side ära sulega, et nagu ta siin videos räägib väga hästi, et nagu Johnny Ive tegi selle iPhone'i ja siis kõik autotootjad olid, me paneme iPhone'i lihtsalt autosse ja ongi kõik tehtud. Aga ei ole, nagu see ei ole sest nagu... Sa said koondada kõik lahendused ühte kohta, et sa ei pidanud eraldi neid looma, tegema, odavam on. Aga ma vaatan, kas ma leian selle üles, kus on see kontroll, nagu et see on siis, ütleme see, mida sa juhina nagu kõige rohkem kasutad. Ja nad tegid nendesse, kus on taga, rooli taga on need labad. Nendega sa saad seda pidurdamist nagu muuta. Need võt siin nagu need... Jaa, seda ma tean, see on päris populaarne mingi sportautodel. Aga ei, ma mõtlen, mis see vasakul on. See või? See on, ma arvan, palju ta jõudu ta kasutab. Sest et vaata, see elektriauto, tal ei ole seda... Ei, lihtsalt huvitav on see, et mõõdik on, ju, ühele poole läheb 100-ni, teise poole läheb 50-ni. Siis ma rõõrnäimiga, mis peaks tegema. Ma ei tea. Ma jään sulle vastuse võlgu, ma ei ole nii... Oota, ma igaks võiks näitama, me saame jälle mingisuguse copyrighti siit. Ja. Shit. Oota. Niimoodi või? Okei, päris lahe vaadata, kuidas ta liigub ja kõik see. Et nagu Outbreak, vaata, kõik need asjad on nagu, näiteks sellised asjad, vaata, nagu... Päris lahe on. Et kõik need asjad, mis on nagu tehtud, on minu meelest just see, mida sa nagu tahad saada... Aga... Miks ta ei lähe? Ma ei tea, et seal on skeleton sellest auto sellest. Aga see on nagu näitus tehtud sellest, et kuidas nad selle kõik kokku panid. See on nagu see Robocop, kui ta on juppideks võetud, siis tal on mingi ainult süda, kops ja pea, mingi aju alles. Samamoodi. Ta räägib sellest roolist, nagu et kõik on nagu eraldi nupud, bla 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 bla. Väga lahe. Range. Mis see range teeb? Range. Ja siis nüüd ma seda võin jälle näidata. Nii, see on see keskkonsool, vaata, mis on ta kõigil autodel nüüd uutel on nagu nii-öelda. Siis see, mis on see kell, jällegi analoog need seierid, aga taga see, mis on see sifferplaat,
või Schifferblatt, ma ei õige on eesti keeles öelda, see on digitaalne ja sa saad muuta nagu see on analoog, mida sa muudad ja siis need osutid nagu põhimõtteliselt muutuvad vastavalt sellele, et ta võib olla kompass, ta võib olla muu ja siis need analoog osutid töötavad sellega nagu kaasa. Geniaalne. Aga mis on põhiline asi, on siin all, fuck off, dismiss, ja ma ei taha neid, on need kõik nupud siin ja need on füüsilised nupud, need on kõik nagu metallist nagu need ja kui sa vajutad seda, siis sul tuleb siia ekraani peale tuleb see nagu suurem see osa, et nagu palju sa tahad, et sa nagu näed kiirelt. Aga ta on muidu vaikimisi, ta on siuke pisike nagu see, et ei häiri sind. Sõites nagu korra vaatad, aga sul on nupp käes, mitte et kas ma nüüd vajutan õigesse kohta ekraani peal. Ja see kõik, minu meelest see siin on geniaalne lahendus. Nagu see on see, kuidas see peaks olema lahendatud. Ja, just. Mõlemad asjad on korraga integreeritud. See must asi on klaasist tehtud nupp, mis on volüümi jaoks. Metallist nupud on need, mis käivad üles-alla, ehk siis sa ei pea nägema, sa pead tundma, kas ma puutun klaasi, kas ma puudutan metalli. Üles-alla ja need on nagu kõik on nagu loogiline, siin üleval on ka 2 nuppu. Jällegi, sa ei pea otsima kuskilt, sul on nagu käsi läheb üle, sa tead kohe. Nagu stopper ja kõik muu on nagu, siin on küll nad näitavad mingisuguseid, mingid näidikuid, jumal temaga on. No lihtsalt see on sportauto. Ja, et seal on nagu mõõtmed on. Aga nagu see on puudu ja näiteks need, mis on siin ventiiliavad, need, kus tuleb õhk välja, need käivad ka niimoodi, et kui sa keerad, siis käib nagu krõk. Ja siis sul tuleb, kas see ventiil läheb kinni või lahti. Et nagu kõik siuksed asjad on need, mis tekitavad sul siukse emotsiooni selle tehnoloogiaga. Aga kui sa lihtsalt mingi klaasi nagu mingi tühja võetad, sul ei teki seda seostatust selle asjaga. See nagu varastad mingisuguse ühe meele, mis nagu võiks olla sellest kogemusest. Sellepärast on näiteks, kui sa Apple Watchil vaata, kui sa paned volüümi juurde, vaata siis sa tunned seda, vaata käib siuke haptic, vaata see. Ja, see on mõnus, ja see on see, mis tekitab selle mõnusa tunde. Aga nagu tavaautodel asjadel on null seda. See on tõsi. Isegi nendel roolidel on tänapäeval. Ma olen teinekord neid mingi rendiautodega sõitnud või midagi. Sul ei ole mitte mingit seda, sul on lihtsalt mingi puutetundlik nagu mingi plaat seal, nagu kui ma sõidan esimest korda, ma ei tea, kus need nupud käivad, asjad, kui kõik on nii segadust no mitte segadust tekita, aga lihtsalt nagu sul ei ole seda mobiili peal mängid mingid GTA-d, nagu rääkisime GTA-st võimatu, nagu mitte võimatu, aga nagu ülitüütu, sest et sul on ekraani peal joonistatud need joystick nupud ja täpselt see sama probleem, vaata. Ja siis vaata, et sa ühendad mingisuguse puldi, et siis nagu mängida nii nagu peab, sest et siis sul on, siis ei pea vaatama, kuhu sa vajutad, vaid et sul on füüsiline see, täpselt see sama probleem. Et ma nagu tahaks, et nagu see lahendus, nagu mitte konkreetselt täpselt see disainilahendus loomulikult. Sellest inspireerituna. Ja siis mis ta huvitava tegi, oli võti oli ka. Mul on see võtmelahendus ka meeldes. On nii, et see on, oota, ma vaatan, kas ma saan natukene tagasi minna. Ja, nii, ühesõnaga. Võti on nagu tavaline võti nagu Zippo põhimõtteliselt, aga ilusti tehtud ja siis ta läheb magnetiga keskkonsoolis. Joink, läheb sinna sisse ja sa saad alla vajutada ja siis auto tunneb selle ära ja siis sul tuleb nagu siuke eraldi nagu valgus tuleb siia käigukangi nupu peale. Need on siuksed väiksed asjad, aga need on need asjad, mis loovad sul selle. Ma olen nii vahene, et seal videos näitas seda. Ma mingi... Ma ei tea, mida ma vaatan praegu, mis see on, ma ei saanud midagi aru, mis see siis on. Ma ei teadnud aru, et see on võti ja see niimoodi käib. No ma nägin seda videot, seepärast ma tean. No siukses kontekstis saab rohkem aru vist teha. Selle videos on kõik nagu väga stilistiliselt tehtud. Ja ta seletab ka nagu hästi, aga lihtsalt, aga näiteks see, et kui kaasaegsel autodel ei vaata võtit ei kasutata, võti on sul mingi suvaline plastmassjunn. No aga kui sa kogu auto maksumuse paned, kui raske on sul siis teha nagu normaalseks ja nii, et ta on sul selle auto nagu osa ja see on sellised pisiksed detailid. Ja midagi, mille üle uhke olla. Ja nagu see, et sa paned sinna sisse ja siis põhimõtteliselt sa saad selle nagu vajutada. Ta võiks Värgu Mihkel ka olla. No, siis ta propageerib suitsetamist. Aga nagu, ja siis ta paneb selle paneb sinna sisse ja siis ta läheb nagu tuhmiks, vaata. Mis ta põleb ka veel või? Ja, et seal on ilmselt mingi mini LED valgus on seal sees ja siis siia peale, nagu selle käigukangi peale tuleb kollane valgus nagu. Kas see on kuskil pilvede peal või? Ma ei tea, kus kuradi, ma arvan, et nad on selle Abu Dhabi selles Ferrari majas, vaata. Või see on linn või? Ja see on linn, jah. On kuskil kõrghoones. Ma mõtlesin, et nad on pilved ja nad on kuskil kõrgel nad on. Ma arvan, et nad on kuskil kõrghoones. Vaata, siin taga on ka. Zeppeliniga lenda või? Ei, siin taga on ka, vaata. Okay.
ühesõnaga, lihtsalt nagu siuksed väiksed asjad nagu, mis on tehnoloogilised, mul on nagu, see nii rahul, vaata kui, ja ta on nagu mõnusasti, vaata sile ka. ja. Nagu ja see on, siuksed asjad on nii nagu rahuldust Ja on küll, nagu, jah. ja mõtle, kui sa nagu autosse lähed ja see, et sul on see võti käes ja paned see jonk, ta läheb sul sinna magnetiga, läheb sinna sisse, vajutad peale ja siis sa nagu see nagu keegi mitte see, et sul on mingi Fordi võti nagu, mis on mingi plastikjublakas nagu ja siis sa nagu nagu noh, vajutad seda mingit nagu mõttetut nuppu nagu, mis näeb must plastiknupp, mida sa võid kohvimasina samamoodi tööle panna ja nagu naljakas, et siuksed nagu elementaarsed asju peab kuidagi nagu tegema nagu. Aga see on, vaata, see ongi Johnny Ive'i minu meelest see geniaalsus, et nagu ta tegi ju telefoni vaata teistsuguseks nagu ja nüüd, kui sa mõtled telefoni peale, tundub nii loogiline, et see telefon nii on, et nagu siuksed suurepärased need ma olen nõus. kuidas on tarbeesemed insenerid või ma ei teagi, kuidas teda nagu nimetada, ta on nagu ongi disainiinsener või ma ei teagi. Ma saan aru, mis sa mõtled, jah. Nagu sellised inimesed on, minu arust sellised inimesed tuleks rohkem palgata ja nagu mitte ära kaotada seda inimlikkust nende tehnoloogiliste asjade juures, et nagu millal sul oli viimati nagu, mida sa ostsid, mida nagu tehnoloogilist, millal sul oli hea meel, nagu et sul kasutad seda ja sa oled nagu seal on see väike osa, kus on see, et kui sa kasutad seda, sa tunned, et ta oskab ennetada sinu vajadusi. No see on teine niimoodi, et sa avastad, et vau, ta oskas selle peale mõelda ja see juba nagu töötab selle raames ka ja kõik see üliharva leiab seda, aga mul täpselt samamoodi, kui ma leian mingi siukse asja ja siis ma mingi see on actually hea. No näiteks mul on selle enda klaviatuuriga on näiteks see, et nagu ma kasutan seda, mul on nagu kliketi, nagu mul on hea meel nagu sellele või see on siuke asi, aga nagu neid tehnoloogilisi asju, millest nagu tänapäeval rõõmu tunda on, noh, ei ole väga palju. Ja see on nii imelik, sest et nagu me eeldasime, et kui tehnoloogia areneb, meil on rohkem, jah, aga tegelikult on järjest vähem nagu siukseid asju, mis tekitavad päriselt head meelt. Welcome to capitalism. Aga nagu teisest otsast jällegi nagu ma ei tea, kui panna kaks autot kõrvuti ja sul on need asjad ja sul ei ole neid asju, ma arvan, et inimesed ostaksid selle auto nagu, millel on need asjad. Ma arvan ka, et kui ta kui sa istud sees ja koged seda, siis kohe saad aru, et jaa, this is the one I want. Midagi, mis ja need on nii jaburad asjad, mis inimestele nagu rõõmu pakuvad, ma leian. Nagu see on siuke pisike väike detail, mis nagu otseselt ei oma mingit väärtust, aga see, et sa nagu see on nagu kuidagi see läheb inimestele palju rohkem korda kui see, et kas, ma ei tea, auto puhul, ma ei tea, kas see sõidab 302 kilomeetrit tunnis või 300 kilomeetrit tunnis, no keda kotib see 2 kilomeetrit tunnis nagu. Et nagu seda on tore võib-olla mingile brosüürile panna, aga nagu kui inimene sinna sisse autosse istub, ta on täiesti ükskõik nagu. Ja mingi tõmbas täiega mõtte käima sul. Ei, ma hoidsin suud kinni, aga ma ikka krooksusin sees. Ei tea, kas sa kuulsid? Ja kuulsin küll, jah. Siis kuulaja kuulis. Ma just ootasin, et see lõppeks, aga see oli nii pikalt nagu. Noh, ja ühesõnaga see sama jah, et kuradi futu, sci-fi, külm, mingi hingetu, noh, Teslad on vaata siukestest, on ju. Teslad on nii külmad seest, nagu ma ei saa aru, kuidas inimestele meeldivad, ma ei kunagi meeldinud need sealt seest, et on nii odavad ja kuidagi hingetud sealt seest, et nagu kui sulle autod ei meeldi, siis nagu tõesti sulle võib-olla Tesla meeldib, aga nagu muidu minu jaoks kuni välimuseni välja nagu, välimuselt on ta ka väga generic, mingi Toyota ma ei nagu need selle Model Y või Model X või need uksed olid pullid, need mis käisid nagu ülesse nagu that's about it. Ja mingi üksik siuke huvitav element on ja või need saad panna erineva hääle, et kuidas, kui autodel lahti. No mingid siuksed väiksed asjad, mis võiks olla, vaata võiks rohkem olla ja inimesed pannud mingi haied asju, ma nägin mingi video, kus inimesed näitasid neid oma lemmikuid, neid helisid, mis nad kasutavad. No tegelikult sa saad praegu ka panna, lihtsalt sa pead natuke rohkem vaeva nägema. No sa pead praegu ka panna, sa pead lihtsalt oma selle
horni ära vahetama või selle Nojah. mis ta eesti keeles on, selle pasun . pasuna välja vahetama. Ja kunagi pandi kogu aeg. Ega need on kõik ju, nüüd tänapäeval on ju need need on ju kindlasti olemas, mingi äpiga saad raudselt panna või midagi teha, et ilmselt on pannud selle mingi, et Iron Mani see mingi kuradi Jarvis või midagi ütleb sulle midagi selle mingit stuff . ma räägigi, aga sa saad tavaautodele ka neid asju panna, et need on lihtsalt, ta on sisse ehitanud mingisugused odavad kimmikid. seda küll jah , ja selle oota , mis ta oligi ? Okei , ei tule meelde vist . midagi oli , mis pead nagu installeerima nagu vanemale autole , et nagu uutel autodel on , ma praegu ei mäleta , mis . noh , ka mingi sihuke nagu mitte praktiline see . aga neoonid , jah , miks neid ei kasutata ? mis see on , salaja , mis mõttes ? nagu vaata , sul on see car gathering , Jah. inimesed teevad igast siukest asja jah . no siis ma tehakse ju , noh , noh , pohhu ju , siis võib panna ju . ma ei tea , nagu lülitad sisse , lülitad välja , aga tehaksegi ju . tehakse või ? Jah. ma ei ole ammu näinud kuskil mingit neooni või midagi , või ma teeks niimoodi ka , et inimesed kihutavad niikuinii kogu aeg , pane neoonid ka sisse , pohhu korra . nagu sa paistad silma . jah , aga nagu korraks ikka . aga kunagi oli , vanasti oli rohkem , aga Eestis ei Jaa. ole kunagi väga palju olnud , sest et Eestis on teed nii sitased , siis sa teed nagu need lambid nii sitaseks kogu aeg , sa pead mingi autos kuskil kuradi rattakoopaid kogu aeg pesema . no kui sa oled suur autofänn , küll sa nagu puhastad oma autot ka päris aga kui tehakse , neid Eestis tehakse neid autokogunemisi ja seal ikka ma on . lihtsalt mõtlen seda , et vaata , siis kui need neoonid populaarsed olid , onju , siis tänapäevaks see nüüd on LED-tuled . ja nagu LED ja kõik see on nii odavaks läinud ja nii võimsaks ja nii huvitavaks , et nagu sa saad kuradi hullu panna sellega . parim , mis ma olen näinud , on vaata , kus autol on see auto logo näitab maha . teed seda ? jaa , aga nagu seda on ju uued autod teevad ise ja seda . ma mõtlengi , et see on nagu parim , mis nagu eksisteerib , vaata . aga Rapla autoshow , mingi üli-generic auto on see peal oh. . oota , kas see on see või ? jaa , see on nagu sealt Fast and Furious'ist näed . see kuradi aga ma ei saa vajutada siia pilti . Skyline . jaa , aga see ongi Miks Skyline . ei , see on vist Lancer . aga ikkagi , no näed , on neoonid . on siin veel midagi või ? oota , mis asja , et on neoonid ? no näed , siin on neoonid . ja natukene midagi seal , no see jah , okei . oota , ma saan , siin on sisse pandud kõvasti , aga ma arvan , et see on seesama auto . mul on kuidagi siuke Audison Music Expression , kas te kirjutasite Comic Sansis selle siia alla või ? tere , hullult tuuningu vennad , kuradi räiged maitsevennad ja siis kirjutate Comic Sansis nagu kuradi . Audison . tere , te olete ise üks Comic Sans . no siin on kogu galerii . mulle meeldivad need helkivad naised seal . no Blacklighti all , noh . nagu lihtsalt kõige muu asja raames , muu seas . Rapla autoshow 2025 . Karmani parkla . Carmani parkla . aga 2026 veel ei ole . aga ma mõtlesin , sa teadsid seda Rapla asja , ma mõtlesin , ma lihtsalt kus sa seda kirjutasin . ütlesid . ma mõtlesin , et niikuinii peab midagi peab olema ju . nimi Kuulmuud , mis kuradi Kuulmuud ? tuledele Ah? . tuledele . et see nagu sul ei ole nagu , siit lõikab siukse musta . Kuulmuud , mis see tegema peaks ? midagi , sest teeb nagu selle auto . Need kägedamaks või ? Jah. . Vau . ühesõnaga , ma ei leia siin väga Eesti mingeid tuuning-klaabidest midagi . kindlasti on midagi , ma ei tea , ma ei tea midagi Ja, sellest ja. nagu . ma ei tea sellest ma maailmast . lihtsalt oleks arvanud , et see on veits populaarsem võib-olla . see on , aga see on mingi teatud kontingentides ja mingeid asjades , aga nagu see on mööda läinud . lihtsalt , et see LED on nii fucking odav ja et seda on nagu nii lihtne . aga huvitav on , vanasti oli näiteks ka see , kui sul olid salongis olid need neoontuled , see oli keelatud . aga nüüd ju panevad need autotootjad panevad ise neid LED-e nagu igale poole ja see on lubatud ja sul on mingi suur fucking 10-tolline ekraan sees . ära telekat vaata , aga seda 10-tollist mäppi võid vaadata , mis sulle näkku särab . ja . ei no ka tänav ääres on ka nüüd järjest , ma juba vaatasin nüüd , et nagu 3 ekraani järjest vist jookseb nagu pohhu ju . Telefoni ära vaata ainult . jah , täiesti haige . suur kuradi tablet on keset autot ja aga peaasi , et sa telefoni ei vaata . keset telefoni ei vaata . putsis noh . aga kui sa tahad , ma ei tea , endal seda aknapuhurit tööle panna , et udu ära ajada või mis iganes , siis nagu
otsid nagu segane . vaatad nuppu ja siis võtad , häkid selle kuradi tableti ära , paned Messengeri sinna , siis on ülisuurelt see Messenger lahti , kirjutad seal shitty kuradi klaviatuuriga . ja ma arvan , et see on normaalne . aga jah , peaks ostma siis selle need neoontuled endale . no sul on sportscar . no ma räägin , minu auto on vanades Need for Speed mängudest on Jah. valida . no ma räägin . sa peaks tegema endale selle ja selle pagassi peaksid kõlariteks tegema . Nagu, just , see kuradi et sul on kõik pagass on põhimõtteliselt kõlarid ja paar telekat peaks ka sinna taha panema igaks juhuks . mulle meeldib , et selles Need for Speedi Undergroundi mängus saad teha seda . mitte mingit kasu ei ole sellest Ei. nagu mängus . Ei. see lihtsalt on , vaata . ei , sa saad neid cool point'e . ja cool point , aga nagu noh , nagu võidusõidumäng on ju , et siis nagu sa pead vaata nende , sa pead saama vaata ajakirjadesse asjadesse , ilma kui sa ei pane neid , siis sa ei saa sinna ajakirjadesse . jaa , okei , see aitab sellega küll jah . muidu see Hummeriga Ja ei siis- saa sinna ajakirja sisse . hüdraulik see see jah , ja siis need nitro tossud , erinevat värvi , igalt poolt pressib niimoodi . päris naljakas mäng . nagu selles mõttes , et tagantjärgi vaadates vaata . no aga Fast and the Furious , noh . ja mõtlengi , ikka full in nagu , see oli nagu mingi unofficial official mäng nagu lihtsalt . Sellele, täiega. täiesti päris nagu . Vin Diesel mängis iseennast selles mängus . sest ta on ka geimer , vaata . Vin Diesel on seal mängus või ? ei , ma räägin , et Vin Diesel kindlasti mängis iseennast seal mängus , aa , jaa . sest et ta on vana geimer ja ta kindlalt mängis seda , ma ei tea . ma kujutaks ette . ma tooks selle vana Need for Speedi tagasi või selle Fast and Furious'i tagasi . mis mõttes tagasi ? nagu kõik see neoon need ja Aa. siuke veits goofy ja ma ei tea , mis see praegu on , praegu see on mingi Mission Impossible 85 nagu . ma ei mäleta midagi sellest viimasest osast peale selle , et seal olid magnetid , Jason Momoa ja nad lasid Rooma õhku . magnetid . no ta jah , ta on , ma ei tea , mis asi ta on . ta läks generic movie , lihtsalt sul on nagu gimmick on see , et autod , jah , hästi väike gimmick ja et nagu sa tead neid tegelasi ammu . me peame autoga sõitma . jah , aga ta ei ole , ta on juba ammu mingi täiesti midagi muud , vaata . Ludacris on mingi , ma ei tea , mingi oli mingi reis maailma tasemel kuradi häkker nüüd lihtsalt nagu . ja ta oli mingi lihtsalt see vend , kes korraldab reise . jah . kuradi muidu Regu Suure Sähka afroga. vend nagu muidu ja nüüd on järsku kuradi maailma suurim kuradi häkkermees . I mean , Jah. I hacked in the Pentagon või whatever nagu . I got a life before . pohhu ära . aga jah , need selles mõttes , et originaalid olid vähemalt , nad üritasid teha midagi täiesti siukest , et nagu ei ole eriti võrrelda ühegi teise filmiga nagu , et pärast nende filmidest tulid ju need Paigi filmid tulid nagu nendega ja what ? nagu need tehti ju mingid Paigi filmid tehti ka , mis olid sarnased . ma ei teadnud siukest . kuule , ma ei mäleta , mis need nimed olid , päris head filmid olid isegi . Nad olid isegi natuke nagu parema näitlemistööga kui see Fast and päriselt Furious . või ? parem oli . aga need reisisiinid olid sitemad jällegi . tea , ma ei mäleta , mis ta nimi oli . Quick and Angry . ei olnud , ma ei tea , võib-olla oota , äkki ChatGPT ja äkki ChatGPT . ma ei tea , esimest korda kuulen . Do you like AI ? I like GPT? AI . I love ChatGPT . Can I have some tea , some GPT ? No, you cannot. Random cues. What? ninasarviku sarv , tihendatud keratiin . Paik Aga väga-väga tihedalt. Fast and the Furious movie . Torque , jah , tork . okei . just , vaatame , kas see on noh , ikka mingisugune võimsus või kiirus või Mhm. ma ei tulnud meelde see , fuck , ma peaks movie'ga vist mis , huvitav , mis see näe seal . Biker Returns from Thailand . vist oli see film . ma ei mäleta enam .
Ice Cube on siin ja siis küll ja. ei , see näeb küll siuke välja , et Monet Mazur, Adam Scott on siin , mine maini . jaa , teda leiab kuskilt lamiastest nagu . Jamie Presley on ka siin . China on ta nimi . Joseph Kahn , oota , Max Beasley on näiteks siin ja Christiana Milian on , see on , ma räägin , see oli , ei ma vaatasin , et miks see , näed , Ludacris või see The Rocki ja Ludacrisi laps on siin . Jim Cody Williams , ühesõnaga , ma arvan , et see on see film jah . tea, kas ta pakub midagi veel ei , Biker Boys oli ka ja tere , vot see Biker Boys oli ka , sellel oli , kõigil olid kollased need jakid minu meelest . jaa , see on kui lahe , neil on Z-iga , mõtle kui lahe . Biker Boys , peaks kasutama S-i asemel Z-i , see on tundub palju lahedam viis , kuidas S-i kasutada . aga Lawrence Fishburne oli siin ja Orlando Jones , What the fuck , ma olen täiesti , Megan Good , Jimun Hunso , see on ülihead näitlejad . ma ei ole kordagi kuulnud mingi , okei , see on mingi avastamata mingi siuke cheesy movie , mingi kuradi asi nagu . see on mingi teine see The Place , seda ma ei tea . ei , see ei ole üldse see . see on ju see , mis on selle kuradi jaa , aga see ei ole üldse see on selle ju kuradi mis ta nimi on see Ryan Gosling ja siis ühe Ryaniga nendest . jaa , Ryan Gosling ja siis see kuradi see Hangoveri üks tüüp . ja siis Ryan Goslingu see naine . aga jaa , Biker Boys ja siis Tork on need kaks tükki , aga minu meelest see Biker Boys oli see , mida ma mõtlesin , aga see Tork oli vist nagu parema Biker Boys . aga jaa , need on rumalad filmid , need on kõik need 2000-ndate alguse , need kuradi noh , aga neid on , ta on , kuidas öelda , ta on , no seesama Cozy kuidagi Jaa. mingi siuke , kui sa vaatadki seda sellepärast , et ta on siuke veits Loll. tobekas no nagu . vaata seda posterit lihtsalt , kuradi , mida sa tahad saada siit , ütleme nüüd inimestele , et nagu mida sa siit posterilt nagu , mida me ootame siit aga näita pilte ka natuke . nagu näita natukene pilte ka . jah nagu Ei, mida me ootame . ei , see tundub täpselt aga need filmid tegid natuke , Hayabusa tegid natuke veel kuulsamaks . mis asi jah ? Hayabusa on üks tsikli see mudel okei . ja siis kõik hakkasid neid nagu täiega tuunima ja tegema , kuigi need olid juba ennem kuulsad , aga noh , vahet ei ole . nojah , see , I mean . kõik need asjad nagu toovad ja loovad sinna seda . no eks ta sündinud on sellest , et autod on alati olnud mingi teema , onju , siuke , et paigid samamoodi , onju . eks neid paike on vaata mõnes mõttes lihtsam nagu tuunida , sest sul on nagu mingi kruvib kaks asja ära , paned külge , there you go . aga noh , teisest otsast jällegi nagu noh , on nagu on . omad challenge'id jah . Plakat on kuidagi väga , ma ei tea , nagu mingi õudusfilmi oma . oota , aga mis oli Biker Boys või ? Biker Boys . Boys . Z-iga , vaatan , mis pildid siin on . näed , siin on see kuradi , jaa , siin on see tõsine Hayabusa . kuradi Lawrence Fishburne'i Hayabusa . ikka jaa , korralik siin tribal oli on peal. see , kus oli see see on Lawrence Fishburne . Ja. see Lawrence Fishburne oli see vana kuradi geto gängster siin ja siis see mingi noor kutt tuli , kes tahtis nagu , kes süüdistas vist , et ta mingi tappis ta isa ära või midagi siukest ja siis tahtis mingi see storyline vist ongi midagi siukest , et ta siis mingi üritab nagu selles siinis ennast võidelda sinna üles , et selle vennaga midagi . ja . oota , vaatame , mis see Biker Boysi see skinny on . Sports action draama film , kui palju asju koos . Sports action draama , tõeline sports action draama . Directed by Reggie Rock Bythewood , tere , kui Ameerika nimi lihtsalt . And written by Bythewood and Craig Fernandez based on 2000 New York Times article on the same name by Michael Googis. The film is about a group of underground motorcycle drag racers and the intense rivalry between a legendary motorcyclist and a young racing prodigy who has formed his own biker club. oota , see režissööri nimi . Reggie Rock Bythewood . puu kõrval . By the wood . By the wood . By the wood . ma olen Bythewood , aga By the wood , jah . ma algul vaatasin , kas ma loen õigesti , et nagu . Reggie Kivi
puu kõrval . puu kõrval , aga kokku kirjutatud . puu kõrval . puu kõrval on kokku kirjutatud . see perega nimi ikkagi . tere küll . Reggie Rock . Kid Rock on ka siin , kuule . Orlando Jones , Terrence Howard . ta on , kuule , Terrence Howard on siin . vau , Larenz Tate'i ma ei tea , Rick Gonzalez , natuke tuttav . kui su IQ on kuradi ühekohaline , siis kõik on siin . Kid Rock , Terrence Howard , One Digit IQ , kuradi Get Together . ühesõnaga , kui te tahate lolli mingit racing filmi vaadata , siis there you go , budget 24 miljonit , box office 23,5 . peaaegu , 0,5 ei puudu . aga ma arvan , et ta teenis sealt pärast nagu mingite asjadega tõsi, jah. neid tagasi . Tšu-tšu . Terence Dashon Howard oli tšu-tšu . Megan Good oli kunagi see Halle Berry , noh , oota need nimed , keda nad mängisid , oota ma ei . Dog , Primo , Dog . Wood , Queenie , Motherland Motherland . on Jimono Hunsu . oota , Derek Luke oli Kid , aga Kid Rock oli Dog . nii või nii . kuradi tšu-tšu . Kadim Hardison oli DJ ja Dion Basco oli Flip . kuradi , Kid Chaos . Nicolas Sheriff . aga vaata , tema ei ole nii tuntud , et tema ei saanud Tema ei oma saanud seda oma linki , linki, jah. tal ei ole linki see oli see 0,5 , 500 000 See ei ei puudu puudu. ja täpselt nii palju ei puudu . Featured Motorcycles , davai . T-Rex automobiil . viimane vaata . ossur raisk . tõesti mingi T-Rex . Development , soundtrack , Biker Boys , kas siin oli see lugu ka või ? Johnny B või ? või siin ei olnud või ? Don't look , kuule see boom , here comes the boom . kuule , see on mingi hea soundtrack raudselt . see tundub paned , peale . ei päriselt , see tundub , et see on päris hea see soundtrack nagu . haiget stuff'i . Slick Boys and Mr Murder , come on no. . härra Mõrv . näed , Jadakiss , Mos Def , Swiss Beats , Cassidy'ga , Papa Roach , Nerd , Swiss Beats , Metallica , Ja Rule , Crystal Method , Remix POD-st , Redman ja E3 . see , ma arvan , et see on räigelt bänger . räpi ja mingi Metallica , ja mingi jah , siuke Post-grunge roki mingi, jah. mingi . see on 1 tund pikk või , vaata Jah. . length on 1 tund ainult . jah , mis film on 1 tund ainult ? no aga tavaliselt on mingi 1:10 , 1:20 multikad . mingi . ei , see on soundtrack'i pikkus . okei , sorry . türa ma juba korraks Ma ei mingi- mõttes , et mida film sa jaurad? tund aega pikk on . Vaatame , kas see võitis ka midagi või ? Chartides , US top soundtracks 22 , no ei, kõrgele ei jõudnud . ei , aga 22 isegi on mingi päris , aga nagu noh , kui sul on compilation või kuidas öelda , best of nagu mingi Notes , track 5 does not appear in the film . ai , mis see track 5 on ? Ride Out , Swiss Beats featuring Cassidy . kuidas te julgesite panna ? aga see on vibe'i ei , lugu ma . tean , see ei , võistis nagu ta ilmselt oli välja valitud , aga ta ei jõudnud filmi . see sound engineer oli nagu ma ei vibe'i seda , jah , just , ma ei taha , aitab küll . ma ei taha . pange teisele , pange Jah. mujale , Need pange sinna albumile , ma filmi ei taha . ähm, aga mis see teine oli ? Biker Boys ja Tork . Tork , jah . see oli enne siis , jah ? see on 2000 , ei , see on 2014 . Biker Boys oli ennem . nii . Biker Boys sõitsid , et Tork saaks filmida . aa , 2004 , 2004 , aga ikkagi oli enne . jah , aga Adam Scott oli siin , ma ei tea , nagu see on huvitav juba , Adam Scott lihtsalt siukses filmis nagu mida . ta oli Step Brothers . ei , ta oli FBI agent . Ei, see see- mängib sensi . see Step Brothers , selle Will Ferrell või see , jah , Will Ferrell . ma saan aru , aga nagu mingi , ta on seal ka random mingi kuradi tegelane nii ,. Tork . Lähme natuke ülesse . miks see Joseph Kahn nii tuttav nimi on ? kas ta on see kuradi Linkin Parki tüüp või ta on director ja nagu see näitleja .
aga ta on work with Taylor Swift, Britney Spears, Garbage Eminem, ta teeb neid music videos . okei . See on ta filmi debüü , nii et sa võid kujutada ette , kuidas see film lõigatud kokku on . Its plot follows Carrie Ford, a biker discovers and stows away motorcycles filled with crystal meth, Oh shit . but a gangster, Henry James, has plans to recover his drugs. He frames Ford for the murder of the rival Trey's brother, who heads the Reapers, a biker gang. Ford goes on the run in an attempt to clear his name, while the FBI and multiple groups of motorcycle-mounted marauders chase after him . Marauders . see ei kõla üldse nagu . see on nagu fantaasia mängudest kuradi Marauders . ja näed , see juba teenis raha . Budget 40 miljonit ja crossis 46,5 . 6,5 sai peale . 6,5 miljonit ja see sai , it was nominated for several Taurus Taurus Awards . Poki kandidaadiks ei saanud , aga Taurus Awardsile juba kandideeris . A Le Coq'i auhinnad . oi juudas , kuradi . Martin Henderson , Ice Cube , Faison Love as Sonny . siin on nagu juba siuksed natuke rohkem inimeste nimed . Luther ja Val Dalton . no selle Jamie Presley nimi on China ikka . John Ashker as Yellow Acura RS6 driver, an unnamed street racer that gets into a fight with Ford after being outrun by him. Yellow Acura RS6 driver . Cameos. Dane Cook makes an appearance. Jesse James. Ja veel inimesed . okay. . Nii , soundtrack . Nickelback . Oh shit . Kid Rock . Young Bloods . Monster Magnet . Nerd on ka siia teinud ja näed , siin oligi Slap Dance , mida me just kuulasime ma . just mõtlesin , millal tuleb see overlap sellega , mis me oleme . ja Static X-i Push It . ma arvan , on ka lugu , mida see eelmine tundus parem . tundus Soundtrack või? huvitavamaid asju nagu aga Youngbloodsi Lean Low ei ole isegi saanud enda eraldi artiklit , nii et Nickelbacki Someday , Kid Rocki Forever , Hoobastank , Hubast äkki ma mäletan . Out of Control , Nerd Lap Dance ja Static X . The original score was done by Trevor Rabin . Pennywise on üks . jah , Yesterdays , aga see lugu ei saanud , nii et see lugu ilmselt ei olnud nii hea . Senditark . Jah. see on nagu mingi kuradi sõrmust lisandute mingi võlur . näed , the film has been called The Fast and the Furious on motorcycles . see on , kust ChatGPT võtjas selle . Was to make a piss-take version of the Fast and the Furious franchise, even though both movies were produced by blah blah blah. Torque was made by Warner Brothers, while the Fast and Furious by ühesõnaga Torque specifically references this when the character says I live my life a quarter mile at a time. Wow. This is the dumbest thing I've ever ja just . see mulle meeldib , et ta oli veits aware nagu, , mida ta teeb nagu , et see , et ei võta tõsiselt siukest asja . ühesõnaga mõlemad filmid ma soovitan vaadata , kui nagu siita filmi vaadata . siukest , neid filme ei saa tõsiselt võtta , nagu sa vaatad neid täiesti teisel põhjusel nagu . ja nad on ja just selle läbi selle prisma , et nagu noh , nad on vaadatavad , onju . ja siis , et noh , see aeg kõik on ju ja siis kuidagi nagu , et ma ei tea , nagu huvitav on sukelduda sellest , et kuidas inimesed nagu mõtlesid või nagu mis toimus ja mis toimus . mida te mõtlesite ? et niimoodi oli see ajast , et okei , nagu siuke nagu , ma ei tea , tagantjärgi on huvitav siukest asja vaadata . oleme soovitustesse või ? Tork ja Beast Boy või Biker Boys . Biker Boys , Z-iga oluline . Boys . Beast Boy , Beast Boys . oluline on märkida , et on Z-iga . kahe seti . ei , ühe Z-iga oli . ei , see Beast Young Bloods on ühe Z-iga . Beast Boys on 3 seti . Beast Boys . see on Eurovisiooni uus bänd . kokku kirjutatud . Beastie Boysid . 3 Z-iga . Beastie Boysid . Beastie Boysid . mul on tunne , et see sponsoreerib meid täna . kui haige see oleks nii hea nimi nagu täitsa putsis . ma arvan , et Suno kirjutab meile siia ühe laulu . Beastie Boysid tagasi . Prop , piis .
kõik õige. oi, bled. Ma ei saanud, see piss oli seal kirjas, ei see meelde. See on minu... Jääkuubik. See on minu, see üks lemmikuid kuradi norimise sõnu, sest et sitt on üle kasutatud. Kuule, aga Jääkuubik ja Adam Squat, pissi poisid. Peace, motherfucker. ütleb Ice Cube. Jääkuubik ütleb Adami kottidele. Okei, kui me selle logo, kui me kokku paneme, sa lähed vetsu niikuinii, ma lasen Sunosse, ma kirjutan need sõnad sisse, vaatame. Oh my god, palun tee seda. Ja ütle, et ta teeks seda nagu Ice Cube laulaks. jah. Ei, teatud-tuntud Ameerika 90-ndate tumedanahaline räppar, kes on näidelnud. Jääkuubik. Jääkuubik. Mingi perse... Jou. Oota, kuidas ta ütleski? Mingi persemendid tulles otse all maailmast. Jah. Täpselt nii. Täpselt nii. See on nii võõras asi kuidagi öelda, see on nagu mingi... me tuleme 90-ndate LA-st. Ma nussin sind politsei tulles otse allmaailmast. Ütlesid kaks poissi, kaks nagu kaks peaaegu keskajalist poissi podcastis. Kuskil, kus talv on 90% aastast nagu mingi. Aga mis sul... Can't go any wider than this nagu. Ei, selle osas, kui sa oled nagu päris jääkaru. Sa arugi, kus maalt on nahk, kus maalt on see pusana. Kus on piss, kus on poiss. Ja kus maalt on piss. Jah, just. Kus piss lõpeb ja kus poiss algab. Haha, jokes on you, I'm all piss. Ma ei kannatanud ära, ma kusasin täis ennast. See ei ole esimest korda ikka juht. No, haisu kannatab ära esimesed paari korrad. Aga me oleme terve aja rääkinud filmidest, nii et vaadake siis jah neid kuradi mootorratta filmine. Või Michael Douglas. Ma ei tea, kas ma vaatasin midagi tarka ka. Ei. Vist mitte. Täna mitte. Kõik osad ei pea targad olema. Ja ei, ma mõtlen, et midagi, mis on siuke, et ma läheb meelest ära, muidu lihtsalt pohhu ei vaata. Aga et nagu see on pärskelt meeles vaata. Aga nagu ei ole vist midagi sellist, mis nagu päriselt tahaks oluline. Jah. Praegu me lindistame seda, siis olümpiamängud käivad. Mulle meeldib see, kus nad suusatavad ja siis tulistavad. Mulle meeldib, kus kaks poissi sõdavad kelguga alla üksteise otsa. Kiiremini, Margus! Ma ei saa see ju... Meie iluuisutaja sõitis päris hästi, ma vaatasin. Ma ei oleks kunagi arvanud, et Eesti mees iluuisutaja sõidab nii, et sa vaatad ja sa oled nagu wow, actually hea. See on tubli, mis ta saavutas midagi? Ta sai lõppvõistlusele. Nagu olümpial. Nagu see on suur saavutus. Okei, me ei tea neid etappe. See konkurents on väga tihke, see ei ole nagu see, et nagu suusatamises põhimõtteliselt iga troll saab peale nagu. Rada on pikk ja mahub mäng neid kuradi... Jah, uisutamises ei ole nii. Uisutamises saavad ainult need. Seal vist 16 parimat vist saavad maailmas üldse said sinna teisele võistlusele. Üks korraga ka vaata, see on siuke nagu ikkagi. Ta on maailma parima 16 iluuisutaja selles meestes, mis on väga see... Mis ta nimi on? Aleksandr Selevko. Okei. You go, Sais. Ja tal on, kurat, ma ei tea, tal on vend, ma ei tea, kas vanem või noorem, kes oleks ka peaaegu olümpiale saanud. Aga kuna meil ei olnud mingi punkte või midagi, siis me 2 ei saanud saata ja me saatsime 1. Aga nagu ma ei oleks kunagi arvanud, et meil ühtegi saata. No, nii et nagu... ei, ma ei ole ammu kuulnud, et meil oleks keegi ilusutamisest. Ja meil ju see naisterahvas, ma ei tule praegu ta nimi meelde, ma ei saa öelda, on ka Euroopa meister. Ja nüüd ta on olümpial, nii et tema ei ole veel sõitnud praegu, kui me lindistame. Nii et tal võib-olla võitis midagi, võib-olla ei võitis, me ei tea. Me ei tea. Nii et kui te kuulate seda ja mõtlete, miks te ei tea, siis sest me ei tea. No ma ei tea üldse midagi. Nii et... Nojah, sa ei teadnud, kes on Christian Michel. Jah, ma räägin, ma ei tea üldse mitte midagi. Ma ei tea neid mootorratta. See on väga liish asjad, mida teada, aga samas nagu mingi 2004. aasta action debut film, või mis teine oli? Action, sport, draama, mingi mystery, thriller, erotik, kuradi.
movie starring maybe Michael Douglas, said jah? Jaa. Said jah? Ei no, jah, just. Michael Douglas mängib mootorratast. Kui ma leian... Ta vanaisa on ratastoolis kõrval. Douglas on kõrval, no. Ta vanaisa on ratastoolis selle kuradi mootorratta külge kinnitatud niimoodi. Jah. Okei. Tahad sa midagi veel öelda inimestele või? Kannatame talve ära. Ei ole midagi. Ma ei tea, kui see osa välja tuleb, võib-olla on juba kevad. Või siis me oleme kõik ära külmunud ja kõigil ongi pohhu kõik. Harvad või? Ma tahaks loota küll. Praegu on nii külm, et... See osa tuleb välja märtsis, ma arvan. Juttjana on nagu miinus. Võib-olla. Nii, et pole kordagi soojaks läinud. Nagu ma ei mäleta, millal viimati niimoodi oleks olnud. 3 aastat tagasi. No, mitte nii hiljuti, on ju. Et üle pika aja nagu siuke stabiilne külm nagu. No rest for the weekend. Me hakkasime ilmast rääkima mingi perse. Kuulake, jälgige meid, kirjutage meile hunnikjutu@gmail.com, jälgige meid sotsiaalmeedias hunnikjutu, kirjutage meile, joonistage meile, kuulake ja vaadake meie sponsoreid. Äkki on kevad, jah? Ja musid püksi, kallid ümber kaela ja pissid kaela. Olge tublid. Paka! 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 King Kong ain't want to get on me. They want to get. But we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke. Yeah. Loud music.